punk ain't got shit on me. Say what again? Well, we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Game. Blouses. Mõtlesime, terve selle video lindistuse ajal me pole kordagi oma nimesid öelnud. Mina olen Hannes näiteks. Ja olen Mart. Ja seda, et inimesed teavad. H ja M. Aga Ja me ükskord rääkisime sellest nagu minu meelest kunagi ammu, mingi 60 episood või mingi ala mingi kuskil sinna auku. millest me rääksime? Et me ei ole öelnud oma nimes, me avastasime ükskord seda. Ei, me panime niimoodi, et meil oli kirjelduses oli. Jah. Kirjeldusse panime, kuskilt käis läbi see. Aga praegu pole üldse olnud. Inimesed pole räämegi. Who the fuck are these guys? Aga ega see nimi ka midagi ei tähendab. Ei, ma olen nõus, who cares? Nagu me oleme nii need, mis see sõna on, anonüümsed isikud nagu internetis. Seda küll, aga jah, lihtsalt mõtlesin, et võib-olla meil on nagu, et me ei näegi võib-olla midagi, et sellel midagi viga on, aga võib-olla keegi teine, kes ei tea üldse meid, siis nagu mingi, et kas see räägib üldse? No aga... ma ei tea, ma ei näha seda õigesti. No siis nad küsiks. Kes te olete? Kes teid siia siis selle see? Ruud räägib internetis ja ütlema nime ka, lihtsalt möliseb. See ei ole see täpselt, kuidas internet töötab ju. Kuradi. No, jah. Kuule, me oleme palju rohkem andnud internetile, enda näo. Ei, no me... Ja hääle ja mõtted. Me ei ole revealinud seda, et me AI-ga muudame oma näod tegelikult tähesti ära. Me on üli hea AI. Jälle sa räägid välja. Ei, no lõikame välja. Lõikad on ju? Okay. Kindlasti. Ei, kõik läheb plaanipäraselt, pole midagi häbeneda. Kui te kuulate meid jällegi podcastis, siis tuletame meelde, et meie nägusid saab näha YouTube'is. Endiselt. Eelmine osa oli 4 tundi pikk. Eks paistab palju see, tänane osa tuleb, mul on tunne, et tänane osa ei tule 4 tundi pikk. Aga meil järgmine osa, pärast seda tänast osa, tuleb see mammut osa, millal me seda lindistame, täpselt ei tea, aga uueks aastaks, et teil on, kui te pohmas peaga kuskil koju sõidate või midagi, siis teil on tükk aega, mida kuulata. Viimane mammut osa, mida me tegime, oli 10 tundi pikk, vist kui ma õigesti mäletan. Me tegime 10 osaks selle. Oli ka niimoodi või? Jah. Ma mäletasin, et 5 või midagi. Ei, 10 tundi oli. Ühesõnaga hunnik juttu, või? No see oli konkreetselt hunnik juttu, aga kusjuures huvitaval kombel need olid väga ilusti nagu lõigatavad. Segmenteeritavad, jah. Ja kusjuures kõik segmendid olid umbes tund aega. Nagu seda ma mäletan. Seal olid mingid, üks osa oli mingi tund 4 minutit, teine osa oli 59 minutit või no midagi siukest, aga nagu kõik olid ilusti nagu, see on hea koht, kus nagu, nagu oleks planeerinud, aga me ei olnud planeerinud. See lihtsalt on see, kui sa oled teinud üle 100 episoodi podcasti, siis see tuleb loomulikult, jah. Kui me väga tahaks, me saaks mingi mitu kuud ette. Nagu, et meil oleks need, et 2 kuud on ette lindistatud materjali mingi... No viimase 2 episoodi pealt küll, jah. Meil viimase 2 episoodi on kokku mingi 7,5 tundi vist olnud. Aga meil on jahnad, me anname teile kohe kõik. Jah. Võtke... Kuulake oma ajaga. Teike, mis tahate. Omal ajal, omas tempos. Omas tempos, see oli see, mis ma tahtsin, omas tempos. See on, jah, ja see on meid sarnane sellega ka, vaata, et kui vahepeal on mõni film, on ka mingi 4 tundi või midagi. Aga nagu, et ei pea vaatama korraga, vaatadki, siit on hea koht, kus pooleli jätta, okei. Õnneks nüüd seal YouTube'is on, vaata need, sa oled ilusti pannud need chapterid, siis on hea meelde jätta, kus pooleli. Ja YouTube mäletab sinu eest ja siis sa saad ise ka nagu navigeerida. Podcastis endas on kehvem kuulata seda, kui sa kuulad mingi Apple podcastis või midagi, see on... Seda küll, jah. Sellest ma ükspäev mõtlesin, üks tüütu asi on, nagu kui sa kuulad podcast'e või näiteks nagu ma osasid podcast'e kuulan nii YouTube'is kui aeg-ajalt ma kuulan nii-öelda Apple podcast'is ja siis on teinekord on tüütu see, et ma kuulasin seda osa, aga ma tean, et see jäi mul poole peale, aga siis võtad lahti
ja ei leia seda osa, sest nad on mingi lindistanud mingi 800 osa või mingi 600 osa ja no ma ei mäleta, kus kohta ma pooleli jäin nagu mingi, ma kuulan ühte ajaloo podcasti, The Rest is History, seal on 2 ajaloo. ja sa ei leia seda osa, kus sa pooleli jäin? jah, sest et nagu, neil on nagu nii, et nad teevad, neil on nagu ka mingi teema, näiteks viimane, mis on praegu on see Jack the Ripper ja siis nad räägivad nagu mingi 5 episoodi. Oota, mis see nimi on? The Rest is History. The Rest is History, Jack the Ripper või? Pimedad ajad, siuksed asjad lähevad peale, seda ma isegi kuulaks. Nad ütlesid, et nüüd neil tuleb, varsti tuleb osa välja, kus nad ütlesid, et nad on välja mõelnud, kes nende meelest on Jack the Ripper, sest et see on nagu, praegu keegi ei tea ju. Ja ma saan aru, jaa. Väga paljudel on nagu arvamusi asju, aga nad on head, nad on mõlemad ajaloolased ja nad on hästi palju raamatuid kirjutanud ajaloost, nagu erinevatest ajalooperioodidest, et nad on nii-öelda päris ajaloolased, kes nüüd teevad lihtsalt podcasti. Okay. Ja nad räägivad huvitavalt, nad teevad nagu, nad räägivad loo, siis nad räägivad veidi tausta, siis nad räägivad veidi, nad nagu mõlemad teevad natuke nagu, nad on inglased, siis nad teevad natuke nagu neid hääli või neid mingeid aktsente järgi, see naeravad täiega. Nad on maks siuksed ajaloo nördid. Okei, tundub tore. Mulle meeldib siuke briti siuke jutustamine mingi see. Aga nad räägivad seda nagu lugu, aga nagu nad panevad ka faktid sisse, siis nad natuke räägivad nii-öelda nagu vestmis stiilis, aga samas siis pärast seda nad räägivad näiteks mingi 2 nagu paragrahvi seda lugu ja siis räägivad, kuidas see faktiliselt nagu see töötab või mis sellel ajal toimus või mida selle ajal nagu mõelda. Maalivad selle ümbruse nagu, et kuidas see nagu töötab. See on hea, see on fun. See on minu jaoks, see on nagu... Ma vaatasin, 5 osa on juba ilusti ja viimased osad ongi sellest. Member only nagu on neil see, need ei ole veel välja tulnud. Oota, mis asja? See on niimoodi, et seal on YouTube'is on member only, kui sa oled nende... YouTube'is või? Jaa. Ja sama on, kui sa podcastides kuulad neid, siis neil on see subscription only, et kui sa oled nende see subscriber, siis sa nagu saad kohe neid kuulata, aga kui sa ei ole subscribe'inud, siis sa kõiki 5 ei saa kuulata. Jah, kui selles, ma näen siin väikselt tõesti kirjas. Et, aga nende... Esimesed 3 saab. Jah, esimesed 3 on väljas ja kohe peaks tulema, homme vist peaks tulema või täna, nüüd kui me lindistame, peaks tulema see 4. osa ja järgmine nädal tuleb see 5. osa. 5 osa on viimane või? Jah. Okei. Et, aga neil on hästi palju neid erinevaid asju ajaloost, nagu mida nad on teinud, nad on päris pikalt teinud seda. Et seal on kuulamist on nagu hunnikus. Hea viis on ennast nagu meeldima panna midagi sellist on see, et kui sa leiad selle, mis sind huvitab, nagu näiteks, ma ei tea, pole ammu Jack the Ripperi kohta midagi kuulanud, siis tundub huvitav. Seal on hästi palju, kui see midagi ajaloost huvitab, siis ma arvan, et nad on tõenäoliselt selle kohta mingi osa teinud. Et see jah. No siuksed mulle meeldib. See ma ütlen ausalt, ma arvan, see on mu aasta leid. Nagu selles võttes see podcast. Ma ei hakka nagu sellest meie mammut osas nagu ette rääkima, aga ma arvan, see on kindlasti mul aasta kuskil selles. Okei, sest ma mäletan, sul oli see teine, see mingi history. Hardcore history. Mingi oli veel või? Siis on, oota, kuidas see nimi on? The Short History of. Jah, võt seda ma mäletan kõige rohkem. See on iga esmaspäevane. Iga esmaspäev tuleb osa välja tund aega. Seda mulle meeldib esmaspäev hommikuti, kui ma linna tulen, siis ma kuulan. See on täpselt tund aega, selle aja peale ma jõuan linna, käin poes, jõuan stuudiosse, siis osa saab läbi täpselt. Hea rutiin on, jah? Ja need on alati siuksed nagu asjad, nagu mida ma ise elu sees ei tuleks selle peale, et selle kohta otsida midagi, aga see on siuke asi, mida on fun teada. Aga kui sa küsid mu käest nagu midagi, siis ma praegu niimoodi puusalt ei oska sulle öelda, aga kui ma kuskil kuulen, keegi küsib mingi teema kohta midagi, siis mu see aju on mingi... Kontekstuaalne mälu. Jah. Mul on ka nii, et ma nagu ei mäleta kohe, aga kui keegi kuidagi selle tuletab mulle meelde ja siis on kohe. Ja ma kann isegi tohel hetkel isegi nagu mõtlen ka, et ma ei viitsi oma nagu aju vaevata sellega. Ma tean, et kui see on vaja, kui see on vaja, siis tuleb... See on nagu me eelmine kord rääkisime, et kui sa õpid oma aju tundma, vaata, siis see on täpselt see sama asi, vaata, et kui sa tead, kuidas aju töötab, siis sul on palju lihtsam neid asju sellega elada või nagu... Ja näiteks ei pea ennast piinama, et miks ma ei mäleta või mis iganes on. Ma mäletan, aga kui sa niimoodi mu käest küsid, kui ma ei ole ette valmistanud oma aju, siis ma ei tea seda konkreetset asja, sest et see on mul kuskil ajus olemas, aga mul ei ole seda
kiirteed sinna praegu tehtud, sest ma ei teadnud, et ma pean muru ära niitma põhimõtteliselt selle tee jaoks nagu. Kõik on hein ja ma ei niitnud seda teed sinna jaanipäevaks on kõrgeks kasvanud rohi. Ei, oma aju on päris raske ikka, mis see sõna on, mis ma tahan öelda, mitte talletada, aga teimida või see teim inglise keeles see... Talitseda. Ei, mitte talitseda, aga see teine sõna on hea. Mitte talitleda, aga taltsutada. Jah, taltsutada, täpselt. Need on kõik nii sarnast. Ma mingi tantsisin ümber selle ääre. Ja just täpselt. Liiga sarnane, kuni inglise keeleni välja. Aga jah, kõik inimesed tegelevad sellega. Ma ei tea, kui sa oled võib-olla neurotypical oled, siis nagu mingi, mis mõttes, millest sa räägid. Aga nagu vähemalt endal ja kõik teised, kes on neurodivergent nagu terve elu, siis õpid ise ennast nagu kõrdi tundma, et kuidas aju töötab, et mis viisis sa kõige paremini õpid või aga selles mõttes on huvitav minu meelest need inimesed, kes ei tee seda, kes on nii-öelda siis nagu tavalised need, mis sa ütlesid? Neurotypical või Need inimesed ei tegele endaga absoluutselt. Nagu, neil ei ole nagu keegi ei ütle neile, et nad peaksid midagi ja siis nad ei tegele endaga absoluutselt ja siis kui midagi juhtub, siis nad on täiesti nagu mida ma teen, kuhu ma lähen, mis toimub, kes mul koti pähe tõmbas, ma ei oska seda ära võtta ja siis kõik need, kes on neurodivergent, nad on mingi tõmba kott peast ära, sama, kuule mida me teeme siin? Ma olen happy sellega, et mis ma olen, on ju, ja ma ei tea, kumb oleks parem, vaata. No see on, nagu selle kohta oli, mingid psühholoogid räägivad, et kui sa oled, vaata kumb see nüüd on, üks on sotsiopaat ja teine on, mis see teine, psühhopaat, jah. Siis kui sa oled sotsiopaat, sotsiopaat on, mitte psühhopaat on see, kes mõrvab nagu meelega, ja sotsiopaat on see, kellel ei ole neid empaatiat. Mitte empaatiat, ütleme empaatiat ja siis nemad ütlevad, et nagu see on võib-olla inimaju see nagu järgmine võib-olla areng, sellepärast, et see võimaldab sul olla edukas inimkonnas, et väga paljud need edukad inimesed on väga tugevate sotsiopaatlike tunnustega ja et kui sa oled sotsiopaat, siis sul on palju lihtsam elus edasi minna, sest et sul ei ole probleeme inimeste peal talluda selle jaoks, et edasi liikuda elus. Aga kui sa ei ole sotsiopaat, siis sa nagu tunned, siis sa põhimõtteliselt, sul on nagu üks käsi taskus, kui sa kuradi boksiringi astud põhimõtteliselt. Ma olen kuulnud seda ja siis ma just kuulasin midagi sarnast ka selle kohta, et seda on uuritud ka, et kumb nagu on siis parem, aga aga see parem on nagu väga suhteline asi. Parem selles mõttes, et evolutsiooni mõistes kumb on nagu see siis edukam arengu mõttes nagu inimesena või mis iganes on ju. Aga oota, ma üritan meenutada, ma just kuulasin midagi, et see oli, et me oleme ikkagi sotsiaalsed loomad, me vajame üksteist, on ju. Ja kui me oleme üksteise vastu head ja nagu ehitame ühiskonda, mis on nagu üksteise abistamise peal üles ehitatud, siis see on palju jätkusuutlikum kui see, kui põletame kõik. Ei ühiskonna põhistes muidugi, aga see on indiviidi taust nagu. Ja antud ühiskonnas, kuidas meil praegu on, et nagu lihtsalt sööd kõik inimesed eest ära ja siis oled tipus. No, aga me näeme seda ju praegu. Ja ei, ma mõtlengi, et antud ühiskonnas see kehtib kindlasti. Minu meelest ma rääkisin ka sellest, et on see game theory. Me kunagi ükskord rääkisime ka sellest, mingi alles hiljuti. Ja seal oli täpselt see sama asi toodi välja, et nagu alguses need, kes nii-öelda üksikisikuliselt seda neid otsuseid langetavad, need on edukad, aga lõppkokkuvõttes need, kes langetavad koos otsuseid, need on palju, need söövad sisuliselt kõik need nagu ära. Aga meil ei ole sellist ühist liikumist maailmas või meil Eestis nagu, mis seda toetaks. Kõik teevad oma ette sisuliselt, nii et seda efekti ei teki. Jah, seda on nagu, ma olen hästi palju mõelnud selle peale tegelikult, ma olen neid mõtteid suutnud koondada piisavalt või piisavalt infot tarbijad selle kohta, et leida see või teine või kuidas see nagu
nagu kajastab, ma kindlasti ei usu seda, et sociopath is the best way, noh või aga nagu ja see on efektiivne, aga ta on lihtsalt lühiajaline, ta nagu ei, see on väga, see on individuaalne sa oled lähenemine. üksi tipus ja siis nagu mingi fuck yeah, palju õnne, medalit tahad, et nagu jah, tavaliselt küll, jah. et nagu mingi also nagu järglased ja asjad, nagu et sa pead mis järglased? ei no kui me räägime sellest, et inimkonna ei, aga ma ütlen sotsiopaadi puhul nagu ja aga nagu jah, nagu laias mõistes on ju, et siis sa pead ju järglaste eest ka hoolitsema ja nii edasi, et nagu, et kui sa täidad kõik need lüngad, mis on siis inimloom evolutsiooni mõistes, et no kõige efektiivsem, siis jah, see on natuke liiga nagu kõiki sildu põletab. Aga no, ma ei tea, ma ütlen seda teisest otsast, ma ei oska näha seda teistpidi. Ega me keegi ei oska kõike näha. Nagu selles mõttes, et meil on kõigil väga piiratud vaatamine. Ei lihtsalt nagu kui sa oled üks, aga mitte teine, siis on väga raske panna nendesse teistesse saabastesse. Isegi kui sul on hästi palju empaatiat, siis sul on ikkagi nagu võrdlemisi raske, sul jäävad mingid asjad kahe silma vahele, et mis need väiksed nüansid, mis sind päriselt tööle panevad ja kõik see nagu, et jah. Oh, and those buns smell so good as well. Mis bunnid? Kuradi Prisma oma kuradi reklaamidega. Mis kuradi kuklitest räägid? Sa ei ole kuulnud seda või? Ei. Kas ma olen ainukene, kes mingi registreerib kõik kuradi poe need reklaamid lihtsalt ajusse? Võib-olla küll, jah. See on mingi kõrva kuradi... Ma ei käi poes silmaklappideta. No mul on ka see, et ma nüüd käin kogu aeg selleks, et mitte saada seda. Ma käin kogu aeg kord unustad või mingi kord mingi käid niimoodi, et sul ei ole klappe, siis lihtsalt saad seda kõrvaroppust endale. Sellepärast ma ei olegi, ma olen täiesti, nagu kui ma ei käi kellegiga koos poes, siis kui ma üksinda käin poes, mul on alati klapid kõrvas. Ei, mul on sama, sest et ma olen nagu mingi, ma ei taha teie roppust nagu, see on ahistamine. Nagu mina kui neurodivergent, ma ei suuda valida, et ma ei kuula seda. See jääb kõik meelde nagu. Siis ahistab mu aju sellega. Kunagi me rääkisime sellest, oli see heli, heli... Reostus? Jah, just. Ja me sellest rääkisime kunagi mingis osas, rääkisime natuke pikemalt. Ma just kuulasin mingeid asju, siis minu meelest me rääkisime sellest natuke pikemalt. Ma ei mäleta, mitmes episood see oli. Aga... Keegi võtta tõsiselt seda? Jaa, aga nüüd nagu osad inimesed hakkavad seda tõsiselt võtma. No need, kes... nagu, kes on nagu in the know, noh, need, kes nii-öelda... selles mõttes, jah. Jah, aga ega see mingis massiliselt see ei ole nagu levinud. See nagu, ma toon näite, vaata, praegu meil on näiteks Tallinna linnas, kui sa tahad teha välireklaami, nii et sa tahad panna hunnik jutu podcast, tahan. Kuskile suure bänneri peale panna mingi Kristiine Keskuse, vaata selle... Teeme gorilla marketingi. Ma tahtsin teha, kusjuures ma tegin pildi, ma tahtsin photoshopida meie selle sinna nagu peale, aga ma ei ole jõudnud seda teha veel. Igastahes. See oleks päris lahe, jah. Seda on nii lihtne teha nagu nüüd. Aga ühesõnaga tahad sinna seda bännerit nagu panna, siis sa maksad selle bänneri omanikule, nagu selle e-ekraani või mis iganes see on seal, selle omanikule maksad, et ta rendib sulle seda pinda, kuhu sa saad selle oma reklaami panna, aga sinna alla läheb ka Tallinna linna reklaammaks ja ruutmeetri kohta sa pead maksma mingisugust tasu ja oleneb kui kaua see on ja nii edasi, seal on mingi, ma ei mäleta enam seda. Sa mõtled seda suurt tablood? Ükskõik nagu, ma lihtsalt tõin näite nagu, jah, ükskõik millise reklaami sa teed, ainuke asi, iga reklaami puhul on see ruutmeetri jah, ainuke juhus, kus sa ei maksa, on siis, kui sa paned enda poe või teenuse osutamise ruumide kohale, kas siis akna ette või siis maja kohale, paned sildi, mis viitab ainult kas ettevõtte juriidilisele nimele või selle nagu konkreetsele teenusele, ehk siis kui sa oled Kingsepp Taavi, siis sul võib olla silt Kingsepp Taavi, nagu selle eest sa ei pea reklaamtasu maksma. Aga kui sa paned parimat Kingsepa tööd Kingsepp Taavilt, siis selle eest sa pead juba reklaamtasu maksma. Piraaditud filmid. Öeldakse nii. Piraaditud filmid. Niimelik. Piratud. Piratud, jah.
pirakad aga filmid. nagu kui me nüüd võtame selle sama loogika, jah, siis miks me ei maksa heliruumi eest? Just. Eriti kui jah, nagu visuaalselt võetakse tõsiselt, sest et see on niigi liiga palju ja tegelikult autoga sõites ka, vaata, pannakse neid telekaid, pannakse juba nagu samal ajal, kui on see, et vaata teed mitte telefoni, aga samal ajal paneme mingi ma olen nii palju selle peale mõelnud 10x10 meetrit telekad. See pluss see, et nagu autodesse pannakse räiged ekraanid, kus sa ühtegi auto asja kontrollida ilma telekat kasutamata. Nagu, ma tahan istmesoojendust panna. Leia see puututundlik asi sealt kuradi keskkonsoolilt ülesse. Mine muini! Insane. Nagu, aga täiesti insane. See on... Ja siis see hunnikus kuradi neid telereklaame, mis pannakse igale ristmikule. Ma olen näiteks ja see valgusreostus, mis sellest tekib, see on haige. Nagu... Ma olen näiteks need pikad siuksed maanteed, vaata, kus on mitmerealised mõlemas suunas on ja ma ei tea, Pirita, Paldiski, mis iganes on ja kus on need suured reklaamtahvlid mööda teed järjest ja telekad ja kõik see. Noh, samamoodi on see, et ma sunniviisiliselt, et ma vaataks teed või keskenduks teele või vaataks muud, et ma ei vaataks reklaami ja mul on nagu raske, et mitte vaadata. Jah, ma pean füüsiliselt ennast nagu pingutama, et aga see on inimloomus. Et nagu, et keegi ei ole seda ka mõõtnud, et kuidas see tegelikult häirib. Kindlasti on, aga see ei mõjuta midagi. Jah, ei ole piisavalt suure selle kuradi. Aga nagu teisest otsast jällegi, nagu kui me tuleme see heli, see on täpselt sama asi, miks me ei maksusta heli? Sama asi, jah. Ja ma olen juba su poes, mida sa pead mind ahistama oma kuradi reklaamidega? Nagu vanasti, ma tean, et see ei olnud kunagi olnud probleem, kunagi see oli mingi uudisasi, samamoodi oli kunagi reklaambännerid uudisasi. Reklaambännerid tegelikult kunagi. Ei, ma mõtlen päriselus. Ja kui, tegelikult reklaambännerid on olnud juba iidses Mesopotaamias on leitud need esimesed reklaambännerid, kus inimesed tegid kiilkirjas, tegid need Black Friday sale. Põhimõtteliselt. Nagu nende equivalent of, nagu põhimõtteliselt. Kõik Apple tooted, aga nagu literally Apple, lihtsalt taolised. Kõik õunad täna juba -50. Aga nüüd, kui ma ei ole varem selle peale mõelnud, aga nüüd, kui me räägime sellest, siis mulle tundub see nii loogiline, et miks me ei maksusta samamoodi heli või nagu seda. Sest ta ei ole nagu kuidagi nagu sama näiteks, aga sa nagu kuuled ja näiteks sama võiks olla, kui me maksustame saastet, õhusaastet, me võiks ju maksustada ka helisaastet. Absoluutselt, 100% nõus. Nagu kui meil on näiteks mingid bussid või mingid autod või mingid muud asjad, kuidas refid näiteks muudavad seda heli, on ju. Refi paksus muudab seda detsibelli nagu, et samamoodi võiks ju seda maksustada. Kui see nagu lihtsalt omal soovil, et ma astun sinu poodi, on ju, lihtsalt vähe sellest, et nagu osta, on ju, siis mul kõrvadesse ka, et hange.ee hange.ee ja iga reklaam lihtsalt, iga reklaam on see ja ta on veel ta üritab sellist nagu dialoogi teha, vaata, et käisin näitas ja blablabla, aga sest ta on nagu the most corniest shit ever. See on nii entukas, see on nii nagu nii ülepandud nagu, aga ta on nii energiline, et sa ei saa mitte kuulda seda. Täiesti perses lihtsalt, see nii nagu... Aga jällegi, vaata teist otsast, kui me mõtleme selle peale, kuidas seda maksu teostada, siis näiteks, ma ei tea, Prismas käid ringi, sa ei saa Prismale öelda, et nagu ma maksustan seda, sellepärast, et see on Prisma siseruum. Ei, seda küll, jah. Nagu nemad on maksnud, see on erapind selles mõttes, nagu seda on raske maksustada. Samamoodi nagu Prismas sees ei maksustata reklaampinda, nagu et nad võivad panna kõik bännerid täis, vaata nagu Tallinna linn selle eest ei saa mingit raha. No, ma ei tea, mingi mõte võiksin juurde minna, et nagu ma pihkan su poodi, et sa haistad mind oma kuradi roppusega. Aga keegi ei tee seda, sellepärast, et sul on, kõik teevad seda. Et nagu, ma ei tea, noh. Aga ma räägin, ma ei mäleta, mida ma viimati poes käisin nii, et... Nagu mitte, et minul oleks nüüd isiklikult tulnud mingi halb nagu või midagi, et poor me või midagi, vaid nagu see, et kui ma kindlasti ei ole ainuke ja nagu, kui mul on ebameeldiv tulla sinu poodi, that's the point. Mõtle, kui palju sul on mugavam käia nendes linnades ja kohtades, kus on vaikne.
sa tunned ennast nii palju mugavamalt. Täpselt see. Ja ma nagu ma tahan minna, siis ma tahan nagu mul on nii rahulik. Mitte, et ma tahan kiiresti ära käia, sest et ma ei taha kuulda seda sitta. Nagu kui ma käin kaubamajas ja võtan klapid korralt peast ära, ma olen, oh my god, mis siin toimub. Vähem nagu inimesed inimesteks, aga siis on see üle selle kuradi inimeste karjub see ja nüüd Maybellin kuradi silmapliiatsid, kosta üks, saad teise tasuta. Mingi ja veel see ka, et ta on nii nagu sellises, vaata, suures saalis, ehk siis kõik nagu kajab ja kostub ja peegeldab ja siis tuleb kuskil kõrgelt, et ta on alati siuke ebapersonaalne, sa vaevu kuuled midagi, pläust käib kuskil, no lihtsalt müra ja tekitab ainult väsimust ja et ma tahan siit kiirelt minema minna. Aga ütleme, et me näiteks me ei maksusta seda, aga nagu samamoodi näiteks nagu on tuletõrje eeskirjad nagu üldkasutatavatesse ruumidesse. Mis see on? Noh, tuletõrje eeskirjad. Et näiteks, et sul peavad olema väljapääsud, sul ei tohi olla mingid, ma ei tea, mingid muud asjad kuidagi, sa ei tohi lahtist lõket mingi kuskil teha või mis iganes asjad. No siis hästi samamoodi võiks olla eeskirjad heli kohta. Jaa, minu arust ka. Heli on kohutavalt ignoreeritud. Heli ja valgus. Teine hea näide on need suvel need mootorrattad. Plärisevad kell 4 hommikul jumala pohhoi, täie pauguga. Väga normaalne. Ma ei ole midagi öelda. Minu meelest. Täiesti normaalne. Ja ei saa kindlasti ka naudid seda. Isegi kui sa ise... Aga nagu... Ei, ma tegelikult olen nõus nagu... Sa oled ise kindlasti rohkem kuulnud, kui ise olnud kuidagi moodi osaline või midagi vaata. Ei, nagu loomulikult, aga nagu... Sellega on jällegi see, et selle, kui mul oleks siuke vali mootorratas, siis ma oleks nõus maksma selle eest, et mul on see vali. Nagu, okei, ma maksan see 50 eurot kuus või nagu aastasse juurde või midagi, et jah, ma saastan inimeste seda... Helireostus, jah? Jah. Sest et ta on nii, et nagu ma võin olla kuskil nagu majas sees ja tänavalt on nii kõvasti, et ta nagu ehmatab. Ja siis nagu mingi... Really? Aga vaata, teda on nagu raske mõõta, sest et nagu ma olen nii kaugel sellest ja ta on nagu nähtamatu nii-öelda, siis nagu raske justkui mõõta ja nagu kuidagi kurjale. Aga näed, vaata, need on need asjad, mida oleks võinud selle automaksuga, mis meil kehtestati, need on niisugused asjad, mida minu meelest oleks võinud sinna sisse panna. Absoluutselt. Kui valis 100%. Nagu, kas see päriselt saastab ühiskonda või see on hea, kui sul on siuke asi? 100%. Nagu kõik siuksed asjad, need oleks need asjad, mida peaks nagu mõõtma ja nagu mõtestama, mitte see, et sul on auto, see on sellel aastal ostetud, nii palju maksad. Mul täna just tuli see. Nagu, need ei ole kõik võrdsed ja nagu see, et ma maksan sulle selle summa, ei ole kuidagi võrdeline, kui keegi teine saastab ühiskonda ja inimesi palju rohkem. Money please! Maksab palju vähem teinekord. Seal mingi toodi siis, kui see automaks tuli, siis toodi välja igasuguseid mingeid absurdseid näiteid nagu sellest, et... Kuidas see töötab? Jaa, et nagu kui palju peab mingisugune suvaline auto maksma, mis tegelikult nagu ei ole nii kahjulik enam, sest et ta on nüüd juba ammu ringluses olnud, enam ta ei ole nii kahjulik, kui näiteks võib-olla mingi uuem, mingi muu auto. Ja samas on see, et kui sul on tõesti raha sa osta see uuem auto, mingisugune kallim auto, vahet ei ole mis auto, ma leian, et nagu siis see peaks olema rohkem maksustatud kui see, et sa hoiad vana autot tee peal. Sellepärast, et see vana auto teel hoidmine on lõppkokkuvõttes vähem saastavam kui uue auto ostmine. Sellepärast, et kui uusi autosid järjest juurde toodetakse, siis see ei ole kuidagi kasulikum kui see, et me hoiame need, mis juba eksisteerivad. See on liiga loogiline ja normaalne jutt. Sellist asja me ei salli siin nagu Riigikogus. Liiga normaalne. Aga nagu jah, või siis... Nagu loomulikult kuskil on mingi piir, nagu kui sa ei hoolitsema vana auto eest, loomulikult ta muutub saastavamaks. Arkis? Jah. Sul mõõdetakse välja... Ei, sul mitte Arkis, aga kui sa käid tehnoülevaatuses. Iga aasta sa pead vana autoga tehnoülevaatuses käima. Jah, seda mõtlesingi, mitte Ark, ma ei tea, miks ma Arkit... Arkis käiakse alguses ühe korra. Õde teeb lube sellepärast, nice. Aga seal mõõdetakse seda ja kui te ei vasta normidele, siis see näiteks ei saa läbi isegi. Et kas või selle põhjal? Täpselt. Nagu kui sa hoolitsed oma auto eest, sa oled kogu aeg sellega, miks sa maksad nagu rohkem selle eest, kui sa tegelikuses saastad ju vähem. Kui sa paned võrdlesse selle, kui palju on uue auto peale läheb, mingid saastet tekib, kõik uksed, see kuradi tekstiil, kõik elektroonika, juhtmed,
rehvid, kettad, mootori väiksed osad, palju läheb metallurgia peale, kõik muud asjad. Kui sa selle kokku paned, ma arvan, et see võiks mingi, ma ei tea palju, tegelikult see oleks huvitav teada, kui palju, mitu vana autot, nagu kui korralikult hooldada neid, peaks olema teel selle jaoks, et õigustada uue auto ostmine. Ma ütlesin seda valesti vist. Et nagu, et kui kaua sa saad hoida mingisuguseid vanu autosid ja kui mitut, nagu ütleme siis üleüldise siis nagu tarbimisega teel, nii et uus auto oleks mõistlikum ja säästlikum, et uue auto ehitamine nullist. Mina arvan, et see kogus autosid, mis on mõistlikum teel hoida, on väga suur versus üks uus auto. Ma arvan, et uue auto tootmine versus ühe auto või mitmete autode teel hoidmine, see suhe ei ole ligi lähedanegi. See on huvitav, ma üritan mõelda ka, mul puudub infot nagu, et... Ei, ma ei ole ka kuskil seda, aga nagu minu... Apple võiks teha autosid, saab iga aasta uue auto osta. Jah. Kredi. Fuck yeah! Aga ma ei tea, kas sa tead kedagi, kes iga aasta telefoni vahetab? No... Vanasti see oli rohkem teema, aga nüüd... Ma tean niimoodi, et see on USA teema lihtsalt. Ma tean Eesti, ma tean, ma arvan... Põhitarbijast turg nagu. Ma arvan, tean 2 inimest, kes... ma ei tea, kas siis töö pärast või millegi muu pärast, aga nad kogu aeg vahetavad. Ei, ma ei tea ühtegi, jah. Aga rohkem, ma ei tea, küll vanasti see oli nagu rohkem teema. Vähemalt mitte niimoodi, et keegi oleks öelnud, et ta teeb seda või ma ei ole nagu... Ikka vaata, tähele vaata, kas keegi tuleb kogu aeg. No vahepeal oli väga raske, ma siiamaani ei tea vahet seda, kas ta on 13, 16, kuni 16, ma ei tea mitte absoluutselt mitte mingit vahet. Et nagu... Ega see 12-ki nagu väga erinev poolt. Ei, 12 oli liiga nagu see... ta oli ligidal minu mingi 11-le, et ma nagu kaamera järgi tundsin ära ja 13 oli nagu suurem kaamera. Ja, aga nagu kaugelt vaatad nagu... kaamera ongi see ainuke asi, mis nagu võrdeliselt nagu läheb suuremaks, aga sa ei saa sittegi aru. No, kui sa individuaalselt näed, sa ei saa sittegi aru. Jah, ühesõnaga. Ei, aga nagu usakad, jah. Aga meil minu meelest see ei ole nagu siuke... See on mingi rikas lõbu. No rikas, aga teine asi on see, et... Ikka enam kallis hobi. Aga miks sa teed seda? Nagu ma ei tea, nagu ma räägin, et kui sul ei ole seda mingit osadel ettevõtetel on vaata see, et hoida seda uut tehnoloogiat, vaata, et sul tehnoloogia amortiseeruks, siis neil on vaata need tehnoloogia või need kokkulepped, et ma ei tea, kas iDeali või mingi Telia või kellegiga, et sul see ettevõte kogu aeg, sa annad vana telefoni ära ja sa saad uue telefoni nagu tagasi sealt. Ja siis need Teliad või need müüvad siis nagu need vanad telefonid nii-öelda teise ringi nagu toodetena nagu maha. Jah, seda nad üritavad kogu aeg teha, jah. See, mis on ikka viis, mis on ta välja mõelnud seda, et kuidas inimesed siis nagu ostaks uusi telefone. Et kui nagu mingi... Aga ma arvan, et see aasta oli kõikidel telefonitel oli päris suur see vahetamise tsükkel. Nagu päris paljudel oli minu meelest, ma olen kuulnud. Ma ei ole ükski aasta nii palju kuulnud, et inimesed telefoni vahetaks kui see aasta. Huvitav, kas on seotud sellega, et 17 tuli? Või... Jah. Aga kui paljud tegid seda, et nad ostsid just 17 või nad lihtsalt ostsid uue telefoni? Keegi ei ostnud vanem 16, ma ei tea, et keegi oleks ostnud nüüd. No mina ostsin. Ei no, sina ostsid, aga ma ostsin enne, kui 17 tuli. No mul Kiku ostis ka. Sest, et ma vaatasin, et see oli nagu pool aastat enne, kui 17 tuli ja siis nagu mingi, et Kiku ostis ka aasta alguses. Kas on mõtteks, siis ma vaatasin, et jah, mingi minimaalne kaamera erinevus põhimõtteliselt ja siis nagu ikka see kiip ja kõik ja siis välimus, et nagu ei ole midagi erilist oodata seal. Ala nagu mingi 12 oli see LiDAR või see... Ja see oli räige vahe. Jah, mingi päriselt uus asi, vaata. Või siis 11 Pro ja 12 oli, mul oli 11 Pro, vaata, ja siis 12 oli 5G. Esimene nagu 5G. Jah, aga... Nagu sellised erinevused. Aga nagu praegu see sükst asju nobody cares. Meil on nagu jälle midagi erilist. Aga jah. Oota.
oli mingi jah, ja siis see linnaruumist rääkides või sellest ma ei tea, mis tänaval toimub või kõik see on ju, siis vaata tänaval on need jõulukannutised ka praegu vanalinnas näiteks on üle tänava niimoodi ilusti ja mul läheb alati meelest ära, kas nad panevad selle siis ülesse, kui on nüüd jõuluaeg ja siis võtad maha või see kogu aeg on ja siis nad lihtsalt ei pane seda põlema. Nad panevad kogu aeg ülesse. Panevad iga kord ülesse. Ma tean seda sellepärast, et meil tuleb kraana akna alla. Ma seda küsingi, et sa just praegu kõige õigem inimene, kelle võiks küsida. Aga ei, ma lihtsalt random see ATHU loon igav, vaata, et see et miks mitte teha see igihaljas lahendus, vaata, et kus ta on kuidagi selline see nõuab natuke liiga palju ettemõtlemist. Aga that's the point, et siis see nagu mõtled selle niimoodi välja. Muidu üldises suures plaanis on nagu päris palju asju, mida saaks teha, aga näiteks ütleme see Viru tänaval nad ei saa päris teha, sest et see kett, vaata see valguskett nagu, mida nad üle tänava panevad, nagu see jõulutunne või see jõuluvaib, nagu see on siuke asi, nagu mis sellel tänaval nagu töötab. Aga muidu igal poole mujale ma ütleks, et nagu loomulikult peaks mingisuguse igihalja lahenduse tegema, et ega siis see ja ma mõtlesin, ma alustan siit lihtsalt, sest et siin on aga nagu kui sa mõtled nagu kuskil mujal, kui sa mujal nagu mõtled, ega siis need mingisugused nagu armsad tuled või kuskil suvel ei mõju ka ju halvasti. Et ega sellepärast on terve generatsioon ju paneb endale neid jõulutulesid põhimõtteliselt nagu magamistubadesse igale poole, sellepärast et see on väike valgus, mis ei häiri, natukene mingi veits nummi. Jah, väike cozy vibes või nagu mingi, et it's not that bad to exist või midagi. Aga nagu ma saan aru, pimedal ajal on eriti hea sükest asja vaata teha, sest et siis annab nagu mingisuguse efekti. Jah, nagu ilusam on õues, kui on kõik pime, märg ja kole on ju. Aga jah, mingi süke, et ta on alla mingi üks asi, kui ta valgust ei ole sees on ju, ja siis näiteks talvel on niimoodi, et kuused põlevad või midagi ja siis suvel on mingi päike või mingi random asi ja siis et see kuidagi ja vaata, meil on nagu teine asi see, et meil on pool aastat on meil pime ja pool aastat on meil valge. Siis ongi see, et see pool aastat, kui meil on valge, siis sellel tulel ei ole nii suurt. Siis tuleb see efekt sisse, et kui ta ei põle, siis see, mis ta kujutab endast, siis kui ta ei põle, siis see on see rohkem nagu suve hooja teemalisem. Ma olen sinuga täiesti päri nagu selles mõttes, et aga see on kunstiprojekt. Jumala eest, et kui keegi nagu kui Tallinna linn selle telliks nagu ja teeks, mul oleks selle üle palju rohkem hea meel kui see, et ma ei mäleta, mis see kuradi hind oli, mille eest neid kuradi bussipinke osteti jälle nagu mingi haige hind, nagu mis täiesti mingi mis kuradi bussipinke? Need, mis on bussipeatustes, vaata need pingid tehti uued igale poole. See oli mingi haige hind, mis ühe pingi eest küsiti nagu kas see mingi 3,5 tonni või ma ei mäleta nagu mingi haige hind. Millest see tehtud on või? Regu, metall ja puit. Ei, ma ei tea, ma isegi pole näinud, ma ei tea. Seal ei ole mitte midagi erilist nagu ja ainuke asi, mis seal eriline on see, et enam pomšud ei saa seal magada, sellepärast et keskel on pandud see kuradi käetugi nagu, et nagu me hakkame ka sükst asju tegema, et me ei tegele kodutu probleemiga, vaid me hakkame neid nagu jõu mine ära. Okei, cool. Aga see on juba paar aastat vana teema või nagu seda mingi 1,5 aastat või midagi sükest tehtud nagu neid panna. Ma kirjasin ussipink. Põhimõtteliselt on ussi. Põhimõtteliselt on. Ma ei tea, sellest oli vahepeal oli mingid uudised ka, sellest uuriti nagu, et kas on tehtud mingi imeliku hanget või midagi, aga nojah, kogu aeg on mingi süke aga sellest ei saanud midagi kuidagi pärast seda, kui linnavalitsus vahetus, nii et ma ei tea, kas sellest sai midagi või leiti, et seda ei ole vaja nagu enam seda teemat ei ole vaja käsitleda, sellepärast et linnavalitsus vahetati, nii et siis pole vahet, kuhu see eelmine raha läks. Pohhoi. Eelmise üürniku probleemid. Jah, et ma ei oska öelda, aga terve linn on neid pinke täis nüüd, nii et good job. Aga kui me selle raha oleks näiteks, ma ei tea, kallis pink, ütleme 500 €. Kui me ülejäänud selle 3 tonni paneksime kunstiteose alla nagu, et teha, siis võib-olla saaks parema tulemuse, aga jah, midagi ma ei tea, näiteks kui sa ütleksid mingi suvalisele kunstnikule, ma ei tea, mingi EKA-st välja tulnud kunstnikule, kuule, ma annan sulle 3 tonni ja ma teen sulle kõike. Ei, nagu 3 tonni tüki kohta, et palun tee terve linnale nagu ilusad tuled.
ma arvan, et ta mingi situks täis ennast lihtsalt nagu ta ma saan linna kaunistada, ma saan raha selle eest nagu jumala fun projekt ka, vaata, et sa pead nagu nuputama, et kuidas ta nagu töötaks mõlemas suunas ja ma ei tea, aga ei, siis hakkaksid inimesed hakkaksid meelised, kasutate noori kunstnikke ära ja ma ei tea, mis huin ja muud veel. ei, kui nad raha saavad, siis ei ole ju. Ei no, sa äkki ei maksa nende turuhinda, muidu päris äkki kunstnik küsiks rohkem, ma ju läbisin selle teema kunagi, me tegime selle noore kunstniku selle ja siis ma sain täiega Twitteris heiti nagu selle eest, et nagu te kasutate noori kunstnikke ära mingi, et meie päris graafilised disainerid ei saagi see tööd, ma ei mingi lahe, ülilahe ülilahe. Ei no, ütleme niimoodi, et kui sa oled mingi ma ei tea, Wise või Bolt või mingi välismaa suur firma, ma ei tea, Microsoft või mingi whatever, nagu suur korporatsioon ja sa teed sükest asja. Siis jaa, muidugi. Ei, aga miks see halb? Ei, ma mõtlen, et sa oled sitaks raha ja sa oled kooner, aga kui sul ei ole budgetit... Ei, kui sa maksad neile. Nagu annad neile midagi nagu... Jaa, absoluutselt, aga sul ei ole nii suur budgetit, et nagu, ma ei tea, palgata neid nagu mingi hunnik artiste või neid kunstnikke, et nagu, kõik käib ju täpselt nii, nagu sul eelarve lubab. Et selles mõttes on nagu ma räägin, inimeste viha on piiramatu nagu inimesed alati leiavad, miks kuradi kurjad olla ja vihast rääkides siis see Sand Vitus vihkab mind. Miks? Sest ma parkisin oma auto siin. Miks nad vihkavad sind? Sest ma parkisin oma auto. Ei, mõtlen, kuidas nad vihkavad sind? Ma sõidan üli harva autoga ja siis ma parkisin niimoodi, et see tänava äär on tihtipeale täis pargitud seal ja siis ma parkisin sinna, kus vahepeal see on niimoodi, et sisse pääse siis köögiuks ja siis vahepeal on mingi ala ja siis on nagu siit, seal mingi seina peal kirjutatud mingi siit saab sisse või mingi siuke tekst on ja siis mingi väike rattaparkla ja siis vahepeal auto mingi pargib ja siis ma parkisin selle kõrvale, vaata. Aga kuna ma ei sõida autoga, siis lihtsalt on seal kogu aeg ja esmaspäeval oli kiri, et mingi mupo mingi, et teie auto on pargitud mingi kanalisatsioonitoru peale, aga see oli niimoodi, et Sol, seal on mingi firma Sol on kõrval, et nagu Sol oli nagu mingi, et mingi äravoolutoru või mingi selle kanalisatsioonitoru juures või mingi bla. siis on mingi, okei. Ja siis kui ma autost läksin, siis selle kojamehe vahel oli see tekst, et Sand Vitusest, et me ei saa kaupa laadida või mis iganes vaata. Aga nagu ja samal ajal mu kõrval oli mingi Pemar oli parkinud niimoodi, et ma ei saaks uksest sisse vaata. Et nagu, ja siis ta oli samamoodi parkinud, seega vahepeal on täpselt samas kohas pargitud vaata. Nagu ma tean, mis Pemari see on. Kui see ma tean, mis Pemari see on. Ma juba aimasin ise ka. Ja siis ei, see ei ole see Pemari, mida sa arvad. Aga ei, mulle meeldib, kui inimesed on üliperid oma käitumisega. Ei, see on aga nagu, et või üldse see loogika, et parginud kinni, et siis ma ei saagi sees ära sõita. Et siis ma kindlasti lahkun siit koha pealt, kui ma ei saa autosse. Aga okei, aga nagu point on see, et nagu, ma saan aru, kõik need asjad on ju. Äkki paneks mõne märgi? Äkki kirjutaks midagi? Äkki markeeriks midagi? Mitte midagi ei ole. Aga nagu õnneks oli see, et Kojamäel vahel oli see tekst, ma mõtlesin, et trahv ka veel või? Nad ei saanud kuidagi trahviga teha. Sest seal ei ole trahvi. Sest et seal ei ole. Et selles mõttes nagu küll. Aga nagu... ei, selles mõttes sul on õigus, et nagu ma olen ise mitu korda sinna parkinud. Aga ma olen iga kord mitu korda mõelnud selle peale, et nagu kui ma olen sinna parkima nagu ma mõtlen, et siin oli ühtegi silti või mitte midagi nagu, kuidas siia parkida või midagi nagu. Aga see ei ole minu asi. No ajutiselt on, ma arvan, pohhoi ka vaata. Ei, no eks ta ma pargin nädalaks. Aga ma tean jah, aga nagu see ongi mõeldud vaata selle jaoks, et see nagu nad mõtlevad, et keegi ei pargi sinna nagu nädalaks, sellest, et see on niisugune nagu koht, et nagu et see on ebamugav võib-olla sulle sinna parkida või midagi, aga teisest otsast nagu suurlinnas või ükskil igal pool mujal kõik pargiks sinna nagu. Tead, ma pargin ja ma ei mäleta, kuhu ma parkisin. nagu selles mõttes, et ma ei mäleta, et jaa, mu auto on seal. Nagu ma tean, et umbres seal on, aga ma ei mäleta, et ta oli täpselt selle ukse ees või midagi sellist. See on täiesti ebavajalik info. Ma tean enam-vähem, kus mu auto on ja siis ma tean, et see on seal. Ja ma ei tea, millal ma järgmine kord mul autot vaja on. Sa oled see inimene, kes nagu kaotab auto ära lihtsalt nagu. Mis mõttes sa kaotad auto ära? Ma parkisin, aga
aga nagu ma ei tea, kuhu nagu, nagu New Yorgis ja San Franciscos on nagu inimesi nagu, kes on, mu auto on kadunud, siis leitakse 30 aastat hiljem ülesse nagu kuskil samas, lihtsalt see on parkinud lihtsalt teise kohta, ta on lihtsalt terve aja seal olnud nagu. Jaa, vist parksin sinna. Ei, mul nii suuri probleeme ei ole päris, mul on nagu seesama jälle, et kui see info on kontekstuaalselt vajalik, siis ta tuleb mul nagu meelde, ehk siis ma nagu parklas või kuskil nagu, ikka on seda olnud, kus türa oli vaata, siis kõik on asugune, aga ma oskan nagu umbes mingis selles suunas minna, et ma sealt leian vaata. Ja nagu, mida ma teen selle infoga, et mul auto on, kas ta on nüüd seal reas, mitmes ta on seal reas, või ta on selle ukse ees või kuhu ma parkisin viimati nagu. Kui ma lähen, ma tean, et ta on seal, vaata. Ma imestan, et sellest, ma ei ole kuulnud sellest, et see probleem on olnud. Ma oleks arvanud, et ma oleks kuulnud sellest, et selle autoga seal probleem on. Ja ma mõtlesin ka, et äkki kuidagi see... Aga ei, kusjuures kõikidest nendest asjadest see ei ole jõudnud... ma võin kohe küsida. Võib-olla ei olnud otsa kokku pandud, et kes? Võib-olla. Aga see, jah, mingi sõimuring on laiali läinud juba. Ja lihtsalt otsad kokku pandud. Mul on ausalt ees väga pohhuiga. Sul peakski olema. Nagu maja ei põlenud, keegi surma ei saanud. Nagu sul ei peakski, nagu selles mõttes on sul 100% õigus, et nagu kas sa rikkusid midagi? Ei, sa lihtsalt parkisid sinna, kus on tegelikult inimesed pargivad ja kuhu võib parkida. Või kas sul oli kirjas reserveeritud või ära pargi siia või ma ei tea, whatever, mitte midagi. Null infot. How will I ever nagu ja veits ebamäärane on ka see, et kust maalt on Rimi parkla, kust maalt on süke mingi üldine parkla seal, sest et Rimi tahab seda kuradi parkimiskella ja parkla kontrollerid käivad kenasti seal ringi just. Sest et mida ikka ühiskonnal vaja on, kui mitte parkimiskontrollere. Tõeline teenus. Mida me teeksime nendeta? Ma arvan, ühiskond pariseks kokku. Võt. Nii. Aga ei ole levinud see heit. Ei ole. No jällegi, ongi, sest tegelikult see oli nii mõtet asi, vaata. Oota, mis ma nägin siin? Kas ma kirjutanud kirja üles siia? Mul on huvitav teooria uus. Nii, mis teemal? Karliga täna arutasime muusikavideotest. Nii. Sest et ma ei olnud näinud mingit muusikavideot või mingit asja, nagu mis oli Apple'i mingiks reklaamiks või mingiks asjaks tehtud, ja siis Karl oli mingi, aga kuidas sa näinud üle seda? Ma mingi, no ma ei tea, ma ei otsi üldiselt Apple'i mingi reklaam muusikavideos. Nagu... Kas sa mõtles äkki seda, et YouTube skip ad? Ma ei tea. Aga sul on samas premium vaata, et siis sa ei teakski. Aga nagu vaatasime seda, ma ka ja siis me arutasime nagu natuke sel teemal, siis ma olin nagu, et muusikavideos tegelikult on nagu veits on nagu surnud kunst natuke nagu. Noh, ei ole nagu see sama nagu vanasti oli muusikavideod, oli ikka full nagu terve kunstivorm nagu tegelikult. Et sa umbes läksid muusikat tarpima, avasid telekas selle mingi asja ja siis kõik aina nägid sama asja. Aga nüüd on natuke see teistmoodi ja need nagu üksikud minu meelest artistid nagu päriselt panustavad sellesse või midagi, et ja siis mõtlesime seda mõtet edasi ja siis ma hakkasin mõtlema niipidi, et millal see nagu muutus tekkis. No sest vaata YouTube'i tulekuga vaata seda läks ju rohkemaks vaata. Aga siis mõtlesin, et nagu ja siis mõtlesin, et... Sellel on ka laiem mõiste. No see, et kõigil on oma see... Mull. Jah, mis nad tarbivad või millest nad kõige rohkem teavad, kes nendeks kõige kuulsam võib-olla on ja kõik see, vaata, see on hargnenud täiega. On, aga nagu samas ikkagi vanasti näiteks, ma ei tea, Justin Timberlake lasi loo muusikavideo välja, kõik vaatasid nagu neid asju või nagu mingid muud asjad. Aga mida ma hakkasin, näiteks, ma ei tea, Late Night Show, TV showdes oli ikka vaata mingid nagu suured tähed käisid oma mingid videosid premierimas ja mingid muid asju. See oli vanasti nagu asi, mida tehti. Oli küll, jah. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nagu see, et ma mingi hetk eelmine aasta vaatasin, ma igal aasta nagu üritan vaadata, kas siis jaanuaris või detsembris või millalgi vaatan neid aasta populaarsemaid muusikavideosid nagu YouTube'is. See võib olla fun, jah.
ja et nagu mind huvitab nagu, et mis on need aasta populaarsem muusikavideod, võib-olla ma olen midagi täiesti nagu minust on midagi mööda läinud, siis mind huvitab, et mis minust mööda läks ja nagu, et kas see on põhjusega minust mööda läinud või ei ole, et nagu võib-olla nagu mul tekkis mingi vaakum oma selles nagu asjas. Ja siis eelmine aasta, nagu ma see aasta ei ole veel vaadanud, aga nagu see tuleb meie sellest. Aga eelmised aasta, ma mäletan, kas see eelmine aasta või üle-eelmine aasta, kui ma vaatasin seda ja vaatasin seda top 10 ja seal oli 4 või 5 lugu olid hispaaniakeelsed või oli portugalikeelsed, ma ei mäleta kumb, aga nagu sellest Hispanic nagu world artistid, kellest ma polnud mitte ühte asja kuulnud, nagu ma polnud isegi nagu sõna kuulnud sellest artistist ja nende nagu kuulamised olid nagu miljardites, nagu kui sul on mingi Weekend või Taylor Swift laseb uue loo välja, neil on võib-olla 200 miljonit kuulamist YouTube'is, neil olid miljardites ja need olid mingid uued lood ja siis ma kuulasin ja vaatasin nagu, ja siis ma hakkasin mõtlema, et tõenäoliselt on see, et see Hispanic World kasutab muusika tarbimiseks rohkem YouTube'i, sest et nagu seal tulevad need kuulamised, kus samal ajal, kus läänemaailm tarbib rohkem Spotify'd, et muusikat kuulata. Võib-olla sa korra on YouTube'is näed, aga enamus kasutavad Spotify'd ja need Spotify kuulamised tulevad sinna. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas Spotify tappis muusikavideod? Spotify killed the music video star. Aga kui sa niimoodi mõtled, keegi on alati killer küll, jah. Ei, nagu ma olen nõus, jah. Radio kill the video star. Ma olen nõus küll, et see Spotify on tegelikult on vastupidi, video kill the radio star. Muusika kuradi fast food, vaata. Nagu me just eelmine kord rääksime mingi sõnast, on ju, et 100%. Aga nagu slop on see. Aga tegelikult on, vaata, nagu inimesed kasutavad rohkem nagu Spotify'd, et muusikat kuulata. Vanasti oli kõik kuulasid mingi YouTube'ist või esimesed iPhone'idel olid, et YouTube to MP3 kuradi asjad olid veel, et sa said alla tõmmata, et sa saaksid nagu... Ja ei, seda küll ja just, et kunagi oli tõesti see, et said YouTube'i minna ja sealt tehakse oli kuulata otsast lõpuni lugu versus ei olnudki midagi muud. Ja Spotify on mingi need reklaamidega, vaata. Aga nüüd on Spotify ja nüüd sul, nagu Spotify's sul ei ole muusikavideot enam vaja ja nüüd ei ole seda põhjust enam... Aga ma mõtlen, et Spotify tuli hiljem, et YouTube sai... Ei, aga Spotify on ju 2005. Ei, ma mõtlen, et Spotify tuli hiljem selle siukse free modeliga, vaata, et lihtsalt saad kuulata nagu YouTube'i, vaata. Et ta nagu, et YouTube sai sellega ette. Et see Hispanic World kindlasti harjus ka. Ei, aga vaat see on nagu, mina arvan, et nagu see Hispanic Worldil ongi see, et nende harjumus on YouTube'i kasutada. See on nagu sama, vaata nagu WhatsApp ja Telegram ja mingid muud asjad, vaata on näha, et mingi teatud, Viber on nagu veel asi ju, vaata nagu mingi osa maailmast kasutab. Ja on see map, vaata, et mida mingid maailmajaod kasutavad ja mina arvan, et see Hispanic World kasutab YouTube'i muusika kuulamiseks rohkem kui võib-olla ütleme USA või näiteks Euroopa ja sealt tuleb ka see, et miks sa peaksid artistina investeerima siis muusikavideosse, kui sinu kogu kuulajaskond tuleb mitte muusikavideotest. Ja keegi ei vaatagi, on ju. Et sa saad mingi, ütleme näiteks Taylor Swift, ülipopulaarne artist, võtame lahti, nagu ma tegelikult ei tea, ma ei ole nagu seda niimoodi statistikat teinud. Ei, aga ma olen nõus su mõtte rongiga. Et kui Taylor Swifti mingi viimased mingid lood saavad, ma ei tea, tema puhul, mis me ütleme vähe on? 500 miljonit vaatamist. Probably. Mina ütleks, et tema puhul nagu võib-olla on vähe. Nii, näitame. Tema kindlasti pingutab muusikavideodega, sest et kõik vahivad on ju. No nii, 2 kuud tagasi 172 miljonit vaatamist. 11 aastat tagasi 3,7 miljardit, aga see on 11 aastat. See on 11 aastat. Ja ta on, Taylor Swift on kõige populaarsem artist maa muna peal. Oota, ma pean mõtlema. Ma naeran seda lihtsalt, et ajad vahepeal tegelikult ei ole üldse muutunud, vaata. Number 1 Spanish song. Kas ja, aga nagu oota, ma mõtlen, kas ma leian selle üles selle sa mõtled seda listi, on ju? Ja, oota, mõtlen, kas ma leian selle number 1 Hispanic
female artist. Ma mäletan, et see oli mingi Hispanic on õige öelda. Karol G, jaa, täpselt. Karol G oli see, keda ma leidsin. Oled sa kuulnud või? Ei. Nagu niimoodi, kui sa ütled praegu, ei tea. Aga ma arvan, kui sa mängid mingit lugu, võib-olla siis on nagu... Ei või? Mina küll tean. Sa ei tanud ühtegi või? Aastaga tagasi 1,1 billion views. 6 months 59 miljonit nagu 2 aastat 1,4. Okei, ta on ka natuke nagu maha tõmbanud. 5 kuud tagasi 141 miljonit view'd. Nagu, ta on ka ikka nagu... Okei. No nagu, ta on nagu tema vaatamised on võrdelised, mina ütleksin nagu pigem selle Taylor Swiftiga kui millegi muuga, aga ma ei tea teda. Nagu, ta on Nicki Minaj'iga loo teinud, aga ma võin kihla vedada, et sa ei tea seda lugu. Aga ei, nagu kui sa ütled mulle niimoodi nime, mul ei ole nagu, et jaa, see artist. Mul tunne, et ta on natuke tagasi, et ta ei ole natuke aega muusikat teinud nagu 10 days ago on ta mingi loo üles pannud 7 miljonit views. Aga nagu mul on tunne, et ta vist on vahepeal nagu mingi pausi teinud. Et tal on see nagu see piik on ära läinud. Kaua tal on olnud see... Mina vaatasin siis, kui tal oli see nagu mingid siuksed... Aga nagu... 6 years ago... Ma just üritan mõelda, et nagu kaua ta on tegutsenud nagu hästi kõrgel tasemel, et umbes 10. 7 aastat. Siin oli mingi lugu, minu meelest oli... No, et see ei ole nagu... 5 aastat tagasi. See ei ole nagu eile alustanud ja sul on 1 miljardit kuulamisi. Ei, aga tal oli just nagu... Videod järjest. Aga tal oli nagu ikkagi... Võtab aega see. Nagu pigem on nagu ikkagi, ta on mingi 6-7 aastat tagasi alustanud ja nendel lugudel on nagu palju vaatamisi ja nüüd ta minu meelest on vahepeal vist mingi, ma arvan, mingi pausi teinud. Et... Okei. Mul oli klassis, oli sõbra nimi oli Karol. Jah, see on Eesti nimi. Eestis on meest poiste nimi. See on huvitav, sest see on just see erand. On ju. Igal pool välismaal see on alati pigem naise nimi. Versus mingi... kuskil Euroopas veel mingid kohad. Eestis on Karol, ma tean ka Karoleid. Tead ka, okei. Sest et... ma tean ka Käroleid. Ja C-ga see on juba teine minu jaoks, aga just K-ga vaata. Ja siis, Karol. Ja siis... Eestis on Karol, väga huvitav, ma ei ole nii pidi mõelnud, on hea. Ja siis kuidagi et siis kasvadki niimoodi üles, ja siis sa pead nagu ka niimoodi, vaatad seda ja siis pead nagu ümber harjuma, et et see on tegelikult rohkem populaarne kui naise nimi. Lihtsalt huvitav. Jordan on ka huvitav nimi. Jordan on ju ka, aga USAs on Jordan on ka naiste nimi. Ja, ma just... üritan mõelda, et mingi kuulsad inimesed, kelle nimi on Jordan, on ju, mitte perekonna nimi, eesnimi on ju. Et vist rohkem... Ma tean, üks lauli on Jordan Sparks, aga see on Jordan, mitte Jordan. Et ma vist olen nagu rohkem nagu... ütleme nii, et mingi telesärjad ka, vaata mingi tegelane või mingi, et kui kõiki niisugust asja arvestada, siis ma olen ka pigem kuulnud, et Jordan naise nimi kui mehe nimi. Aga lihtsalt huvitav nagu... ei, sarnane, Aga nagu ei mõtlen nagu see YouTube'i ja see Spotify asi, et mina arvan, et seal on mingisugune seos omavahel, kuidas muusikavideod on vähem tähtsamaks muutunud, kui vanasti olid. Sest et nagu see, kuidas me muusikat tarbime, see, kuidas kõik muusikat tarbivad. Sest vanasti oli ju see, et mina vaatasin Eestis MCM Top, oli kunagi siuke kanal, Prantsuse muusikakanal. Ma tean. Siis oli Viva ja VH1. Vival oli paar kanalit ja siis oli MTV, see mingi Baltic või midagi. Ja kunagi meil oli ju ka MTV Estonia või Eesti või midagi siukest. Oli ka? Ja Heidi Purga ja need olid seal saatejuhid. Ma mäletan, et... See oli mingi 2000 midagi algused või midagi, mingi ajas. Ja ma mäletan neid saateid, aga ma mäletan, kas neid MTV või? Jah, MTV oli full see nagu tehti. MTV laienes igale poole, ta oli mingi let's go everywhere. Okei. No tegelikult make sense. Ei, aga nagu ma arvan, et sellega nad keerasidki endale, no ma arvan, et nende kulud läksid nii kõrgeks, et nad ei suutnud neid kinni nagu, nad läksid liiga nagu igale poole. Liiga ahneks läksid. Nad läksid kinni just ju. Jah, täiesti nagu, nad panevad kõik kinni, jah. Ei, neil jääb mingisugune, et asjad jäävad veel nagu tööle, aga selle suured asjad, jah. Aga ei, väga üllatav. Ja mõtle, milline fenomen see oli,
ja nagu see oleks kunagi arvanud, et MTV läheb kinni nagu I mean, oota, ei ole üllatav, see, et nad hakkasid muusikavideo ja muusikaga tegelemise asemel tegema mingit tõsielu, on ju, noh, et ja no shit on isegi, et nagu kaua, aga nagu samas et aga nagu samas oli MTV-l olid alati ju olemas ju need ainult Music Only channelid olid meil ka olemas. Olid küll, jah. Ja mina vaatasin neid, aga minul käis küll need aeg-ajalt käisid taustad. Aga nagu see, et tee siis niimoodi, et MTV, ma ei tea, Life on ju, see on see sinu kuradi soap slop on ju, või see kuradi tõsielu pask on ju, aga nagu MTV ise on ikkagi midagi erilist, et no vaata, nad hakkasid oma saasta sööma, vaata, kui see Bam Margera, vaata see Viva la Bam ja vaata need tulid ja vaata, siis need olid ju nende populaarsed show'd ja need nagu Pimp My Ride oli ju MTV meelest ja need siuksed asjad ja siis ma mõtlesin, et need on siuksed kultuursed fenomenid, me peame veel tootma. See ongi kõik. Jah, aga nad unustasid selle ära, et ei, see on lahe, sest et see on MTV-s, aga me tegelikult tahame muusikat, aga nagu see on lahe, kui ta mingi vahepeal Viva la Bammi või mingi Pimp My Ride'i sisse viskate, aga nagu mingit kvaliteet, content'i, mingit asja, mis hoiab seda brändi üleval, et me oleme nagu veits huvitavad või crazy. Mina mäletan, nagu mulle just meeldis vaadata neid MTV neid saateid, neid top 10 või neid mingeid neid saateid, sa saad teada, mis nagu inimesed kuulavad ja ma mäletan seda, kuidas ma esimest korda öösel kell 2:30 kuulasin New Music mingi Friday ja Rihanna Ponder Replay tuli sealt nagu ja siis ma olin nagu, that's gonna be some shit. Nagu ma mäletan, kuidas ma mingi kuulasin. Du ütlesid esimest korda või? Jah, nagu siis oligi New Music nagu... No, exactly, võt mingid sellised asjad, täpselt. Ja ma mäletan, kuidas ma kuulsin reaalselt nagu Rihanna Ponder Replay, mis oli ta esimene see lugu, reaalselt see mingi esimene MTV live new mingi shit, mitte live, aga nagu see, kus esimest korda visatakse see sinna... Kus see Premiere? Premiere, jah. Nagu visatakse, sest Rihanna ei olnud tol ajal nagu mingi artist, oli lihtsalt nagu järgmine artist, nagu kõik teisedki. Ja ma mäletan, kui Ella välja tuli nagu, et ma nagu mingi esimest korda nagu, noh, ta oli just nagu välja tulnud nagu mingi, et fresh new või mingi süke asi oli, vaata. Ja see on mingi, okei, sellest, mis siis on nagu, sellest saab nagu mingi räigelt. Ma olin nagu näed, et ma olin kohe nagu mingi... Ma tahan veel ja veel seda nagu, sest see oli täiesti teistsugune, vaata. Aga nüüd ei ole seda üldse enam, vaata, nüüd ei ole seda meediumi enam nagu kus uusi artisti, minu meelest tänu sellele, et meil ei ole enam seda kureeritud nagu muusikakanalit või midagi, siis sellepärast on muusika maitse ja kõik on ka nii laiali läinud. Kõik on nagu, ma tean ise paremini. Ei, aga see tegelikult Spotify, sellepärast, et Spotify loob kõigile need kanalid ja siis kõik mõtlevad, et ma olengi selles asjas sees, aga tegelikult nagu... Kõlakoda või kuidas öeldakse. Et me elame nii muusikakõlakojas kui... Muus kõlakojas. Kui muus kõlakojas. Jah, kui muus kõlakojas, jah. Uudiste kõlakojas. Ma mõtlesin, ma hakkan loetlema, aga täpselt ma isegi ei viitsi loetleda. Põhimõtteliselt iga asi, mis vähegi tarbid, mis on kuidagi nagu sinul ise loomulik, nagu see mingi kõlakoda juba nagu. Sest et seda on nii lihtne praegu ehitada. Ja need näiteks need uudised asjad ka vaata, mis me nagu lahti ütlesime. Ei taha. Et täielik kõlakoda eest, et nagu mingi, ma otsustasin, ma teen ka endale selle, et nagu YouTube nagu telekas on ja siis vaatad oma saateid. Et ma valin nagu see, kus on nagu siuke igihaljas content, mis on nagu laias mõistes huvitav, mitte see, mis nagu nüüd on see, kogu aeg midagi pahasti ja katki ja mingi sitt toimub ja ma ei tea, mingi ole selle peale kuri, on ju, vihka seda, arvast seda või whatever, nagu siuke, see kiirtoit jälle, fast food, nagu vaata, ja siis ta nagu mingi tõmbab siin igas suunas ja ühesõnaga päris hea tunne on ilma selleta olla, siuke nagu zen. Ma vaikselt hakkan nautima seda. Ma loodan, et ma ei lähe puhkusele ja nagu... Ei murdu või? Ei, ma ütlen, ma ei lähe puhkusele, kus järsku on kodusõda jälle. Ja. Aga teeme pausi. Ja, teeme. Tegelikult sa huvitav küsimus, mille fanatt sa praegu oled? See on hea küsimus tegelikult, vaata. Ma panin loo peale selle muusikafanatt. Siuke, mis kõige rohkem võib-olla sees peab põlema. Aga midagi praegu on mingid asja, mida ma muidu nagu tarbiks, mitte midagi ei ole siukest. Ei, ma ei mõtle tarbid, nagu ma mõtlen nagu, et kui sa pead tööpäevaks maha vaata, nagu mida sa kiheled tegema, nagu kiheled nagu, see ei tähenda, et sa pead video või mingi asi, vaid nagu ei, ma saan aru. Ükskõik, mida sa kiheled tegema. Oota. Nagu, et saaks jumala eest selle kuradi veebilehe eest ära pandud, nagu, et saaks selle arvuti kinni pandud, et saaks nagu nüüd seda teha. Nagu peale tööd või? Jah.
üldse lihtsalt iga päev peale tööd või? ei, mitte iga päev, aga nagu lihtsalt üleüldse muidu nagu või? Mitte niimoodi, et nagu, et mis siis, kui ma ei peaks tööd tegema üldse mitte kunagi. Ma mõtlen praegu, lihtsalt, et nagu ei no võib-olla seda teed teha õhtuti või ma ei tea, võib-olla seda sokki koduda või nagu, ma ei tea, lihtsalt nagu ükskõik, mis asi see sõltub sellest, kas ma olen midagi nagu ette planeerinud, mis on nagu huvitav. ei, ma mõtlen nagu niimoodi niisama. jah. Jah, kui on võib-olla mul on see, et mul on vaja, et oleks piisavalt uudne. Ehk siis, kui ma teen liiga palju sama, kõik kohe aitab. Ainuke asi, mis on erandreeglile, on no, tõesti hea sari või mõni hea videomäng või midagi sellist. Aga nagu täielik erand. Aga sul praegu ei ole midagi siukest? Muidu praegu ei ole siukest midagi. No 3 osa oli Stranger Thingsi. Aga meeldis sulle nüüd, vaatasid jah? Jaa, 4 nüüd juba isegi on jah. Et nagu see oli, ma vaatasin 3. 3 oli ju? Ei. Oli 4 või? Praegu on 4 osa ja ma vaatasin 3 tükki järjest, aga 4 on väljas. Ühesõnaga, kuna kõik tarbivad, siis sest ma just olin see, et mul on ju 1 osa veel, aga unustasin, et ma olin esimese osa vaadanud varem ja ma vaatasin teisest osast, et siis ma olin 3 osa vaadanud ja siis 4 oli täis. Aga lihtsalt huvitav nagu, et okei, kuidas nüüd nagu lõpetate hästi palju müra ja mingit lärmi ja mingit tulistamisi ja siukest jama on, see on natukene siuke, et nagu mingi, kus see mystery on või nagu, et siis kõige huvitavam, kui oli nagu mingi, mis siis nagu päriselt toimub või mingi nagu jaa, aga vaata seda mystery't on raske hoida, kus nad juba nii palju täristanud, vaata seal, et ei, nad on oma ringi lõpus, ma saan aru, et peabki lõppema nagu suure crescendo, nagu muusika ja nagu igast sitta juhtub, on ju. See on nagu otseselt halb lihtsalt nagu, jah. Ma ei tea, minu meelest see oli üldse halb. Ei. Ma niisama norin. Ma ei tea, minul sellega... Ma tahtsin seda küll öelda, et kas me rääksime sellest juba? Jah, natuke. Et Game of Thrones'ist nad võtsid õppust vaata. Jah, me rääksime sellest. Don't fuck this up. Me eelmine kord rääksime sellest, jah. Kui te tahate edaspidi töötada. Jah, me eelmine kord rääksime sellest. Don't fuck this up. Ei nagu literally, need vennad, kes Game of Thrones tegid, need ju kuradi, te teete Star Warsi, te teete seda, kõik oli cancel. Meil nad saadeti täiesti pikalt, nad teevad mingid Netflixi sarja, mis on Mead. No jah. Tead, mis ma mõtlen? Ei. See, mis see fucking nimi oli? See üks sci-fi sari on, mis on raamatute põhjal. Oota? Three Body Problem. Seda ma räägin. Game of Thrones'i tüübid teevad seda. See isegi ei oleks pannud kokku, et see on nii Mead. Ta on nii Mead nagu. See oli okei, sorry. Jah, täpselt. That's where they are now nagu. Nad olid nagu parim sari üldse terves maailmas. See oli täiega, see Three Body Problem oli täiega huvitav asi nagu. See on sama, mida ma praegu vaatan, on Apple'is, on see Foundation. Ja nagu ma üritan, nagu see Foundation on ka mingi räige, mingi raamatute põhjal mingi ma olen kuulnud sellest ka ja ma vaatasin esimese hooaja ära. Ja see on mul siuke asi, mida ma nüüd vaatan üksinda Kikut nagu absoluutselt ei huvita, siis see on minu see Alone Time seriaal. Aga ma vaatan ta on siuke high sci-fi. Jaa, täpselt. Ja ma ei ole väga suur high sci-fi fantasy nagu see seda on harva hästi tehtud. Ja ma vaatan seda sellepärast, et mind natuke huvitab lihtsalt, ma vaatan seda vaatamise pärast. Ja need ideed on ju ka vaata. Jah, mind huvitab lihtsalt, kuidas nad seda teevad, kui sul on Apple Money, kui sul on Apple Money midagi teha ja sul on head näitlejad, nagu mind huvitab lihtsalt, et mida nad selle, sest et see süsteem ja see maailm, mis seal on väga huvitav. See on see kõige huvitavam osa minu arust. Nagu see on nii kauge tulevik ja nagu võib-olla ma peaks rääkima, mis on, kui me juba niimoodi räägime. Ma arvan, et seda keegi ei tea. Stranger Things'i kõik teavad, aga nagu ma arvan Foundationit, ma arvan, teab mingi üks inimene, mingi... No ütleme niimoodi, et ma vaatasin inimeste hooaega ja ma ei mäleta väga palju midagi. No kui see mõte on sellest, et maailm on kuskil mingi, ei ole üldse, ei ole maa, vaid on, ma ei tea, mingi tuhandeid ja miljoneid nagu maalaadseid planeete, kes on kõik nagu eluks kõlbulikud. Oota, kas seal see... Kas selles ei olnud see, et
inimesed ei mäleta, kus maa oli. jah, ei, nad ei tea jah. Oli selles sarjas või? Minu meelest küll jah. Kuskil oli, see on kõige naljakam asi üldse, aga ma ei mäleta, kus see maa oli. Me oleme nagu nii kaugel, kus kõik planeed, mingi asjad, ma ei mäleta, kus see maa oli üldse nagu. Minu meelest seal vist oli, aga see on nii throwaway line seal, et seda nagu, ma ei mäleta, kas see oli seal või olnud, aga nagu see kõlab tuttavalt. Aga see on nii nagu sci-fi asi, mida teha ka. Nagu see on siuksed asjad mulle meeldivad, kus sa hakkad ise ka mõtlema, nojah, vaata. Aga loogiline. See võib olla täiesti tulevik, vaata. Ühesõnaga, nad on planeedi, kus on nagu full terve planeedi linn, nagu Star Warsis on see Coruscant, nagu see, ja siis üks vend, kes selle planeedi linna lõi, olid, ma peaks edasi valitsema, aga ma suren kohe ära. Kõige parem lahendus on, et kui ma valitsen seda kogu universumi edasi, ja lõi endast kloonid ja nüüd tal on nagu, on 3 klooni temast alati eksisteerib. Lapsversioon, nii-öelda tema prime või siis nagu parim versioon temast ja vana versioon temast. Kui vana versioon muutub teatud vanuseks, siis see prime versioon muutub vanaks versiooniks, lapsversioon muutub prime versiooniks ja tuuakse sealt kuradi kookonist see uus laps välja põhimõtteliselt. Ja nii on kestnud mingi 1000 aastaid juba. Iga diktaator unistus. Ja siis on üks matemaatik, kes on nagu välja arvutanud mingi asja, et see kõik läheb perse ja siis nagu see sari algab sealt nagu. Okei, tuli meil, ja seda ma mäletan, seda vahetavad, aga jah, see matemaatik, kes leidis, et kuule midagi, kõik läheb putsi vaata. Ja ta leidis valemi, et nagu ta oskab tulevikku ennustada või midagi. Jah. Kuidas sa julged pühakirja vastu? Ja siis sealt edasi läheb nagu see, aga seal on päris huvitavad asju nagu ja seal on nagu huvitavad nagu psühholoogilised asjad, et kui sa oled see üks nagu see 3 nagu, et kuidas nagu sellega hakkama saada, kui sa, ühesõnaga, ma vaatan seda puhtalt selle jaoks, et see on nagu teistmoodi asi ja see on kvaliteetselt tehtud, et aga ma ei soovitaks seda kellele high sci-fi nagu kõrge science fiction ei meeldi, see ei ole kindlasti igale ühele, see on üliaeglane, seal on nagu... Seda võib hästi segane olla, vaata. Jah, et see on... See ei ole kindlasti igale ühele ja ma nagu ei saa kindlasti... Ja ma isegi ei tea, kas mulle meeldib see. Nagu ma vaatan seda... Ja mul on siuke asi, ma vaatan seda sellepärast, et ma tahan nagu aru saada, et nagu kas... Ma ei oska seletada nagu... Nagu seal on midagi, aga samas ma nagu... Kui ma praegu lõpetaks selle vaatamise ja ma ei näeks ühtegi osa enam, mu elu ei muutuks kuidagi. Ja nagu ma ei tea, kas see hea on, aga samas Game of Thrones oli samamoodi esimene hooaeg, kõik ütlesid nagu, ma ei tea, kas sellega kuidagi suhestuda või mitte. Tõsi, mul oli ka pärast sellest teist hooaega. Et nagu minu meelest see, et ja üldse Friendsi esimene hooaeg oli perses, esimesed 2 hooaega The Office'it oli perses, Parks and Rec esimene hooaeg oli minu meelest või 2 hooaega oli perses. Parks and Rec kindlasti. Office oli ka enda ta võidis aega, et hakkas meeldima. How I Met Your Mother oli hea, How I Met Your Mother esimene hooaeg oli hea, aga nagu nad läksid nagu teistpidi perse nagu pärast 4. või 5. hooaega. Ma ei mäleta mitte ühtegi osa. How I Met Your Motherist või? Ühtegi osa. Võib-olla ühte osa, kus Eestit mainiti. That's it. No mina vaatasin seda pärast, et minul oli see... Ei, ma vaatasin ka, aga ma ei mäleta mitte ühtegi osa. Ei, ma olen seda korduvalt vaadanud, nagu see on minu see Friends. Okei. Nagu, sest et ma vaatasin seda Tartus, kui ma juurat õppisin, siis nagu, siis mul sõbranna mingi soovitas seda, siis me koos vaatasime seda nagu, ja siis see on nagu minu see mingi, ja siis pärast seda ma hakkasin edasi vaatama seda, siis see on minu comfy seriaal nagu. Ei, kui ta jooksis, siis ta oli populaarne. Ja ma vaatasin, mina hakkasin vaatama seda, kui oli vist äkki 2. hooaeg väljast, ja siis pärast seda nagu ma vaatasin seda. Jaa, ma mäletan, ma vaatasin ka suhteliselt varakult, sest see oli ka kuidagi niimoodi, et inimesed ümber ringi olid ka aina nagu vaadanud seda ja siis nagu, might as well ka vaadata, et siis saab nagu koos nalja teha ja kõik see. Aga jah, see kuidagi tuli ja läks minule. Siis kui ta jooksis, ma mäletan, ma vaatasin ka teda paar korda, uuesti võib-olla isegi algusest niimoodi või midagi. Aga, ja ma mäletan, ma vaatasin ta lõpuni ära, et nagu, et no vaatame siis, mis siin toimub, ja siis on niisugune nagu, et kannatasin lõpuni, aga kuidagi täiesti nagu niimoodi, et kindlasti kui ma vaatan, mul tuleb meelde kõik vaata, see sama jälle. Aga niimoodi, kui ma nagu üritan mõelda selle peale, siis nagu mitte midagi tuleb meelde. Nagu ma võin selle neid karaktereid selgitada, aga ma ei oska selle ühtegi nagu sükest olukorda nagu tuua, nagu ma ei tea, mingi Friendsis, kus nad need tugitoolid ostavad või mingid mulle alati jääb meelde see How I Met Your Mother, see The Pineapple Incident või midagi,
kus Ted ärkab üles mingi võõra naise kõrval, siis tal on kõrval mingi ananass lihtsalt ja siis ta mingi what is this, siis nad terve osa mõtlevad välja nagu mingi, kuidas midagi juhtus, aga see pineapple on endiselt nagu ei nagu mingi selgitamata, siis nad lõpus söövad seda ananassi ja nad on mingi jällegi, kui sa praegu räägid, mul kohe tuleb meelde, et oli küll see, jah. By the way, samad tegijad. Ja siis oli Slapsgiving. Ja seda ma vaatan ka, jah. Kuidas sai siis algas. Kogu kartis, et kes lööb või see. Et nagu seal oli igast nagu mingeid asju, nagu mis sa ei tea. Ei, kindlasti. Ma arvan, kui ma vaataks, mul nostalgia ja muu raames. Aga mina, kui sa just praegu nagu mõtlen, ma peaks uuesti vaatama, sest et seal on see viimane nagu sooja televisiooni vibe või nagu see kaamera ja värvi ja kogu see asi, see on nagu veits nagu analoog veel, nagu kuigi ta ei ole enam, aga ta on analoog veel, nagu tundub analoog. Ja vaata, kõik tegevus on ikkagi veel analoog. Vaata, seal on arvutid ja asjad, aga internet ja kõik on nagu ikkagi veel nagu algusaastates. Nagu ma saan aru, mis sa mõtled, jah. Ta annab selle cozy ja siukse nagu... Jah, et sul ei ole see, et okei, sa saadad sõnumi või midagi, aga nagu that's about it. Nagu Friends on hästi siuke, et sa tahaks sinna minna, see on hästi nagu mõnus kuidagi. Friends võib toimuda ükskõik mis ajastul nagu põhimõtteliselt, vaata sa ei toimu vaata mingid presidendi valimisi, mingeid muid asju. Ajatu. Ja sama on nagu selle How I Met Your Mother'iga, et nagu seal ei ole mingi bla 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 see või see või see või samad loojad muidu. Ja ma tean, jah. Nagu no shit, nagu arvest. Täpselt on, jah. Kui ma seal lõpsin fakti, siis ma olin ka nagu mingi no shit, jah. Aga noh, nothing beats Friends, jah. Aga Friendsil on minu meelest lihtsalt see, et Friends oli esimene nagu, Seinfeld oli ka see, aga Seinfeld oli ka ikkagi ju. Seinfeld oli ju ennem. Ja, aga see Friends nagu ilmselgelt oli inspireeritud varasematest särjadest mingid kõik see, aga ta kuidagi nagu pani kõik need asjad nii täpselt kokku, et iga sarnane asi on nüüd see, et sa kopeerid Friends'e. Nothing nagu beats, nagu, et sa oled alati koopia Friends'est, on põhimõtteliselt võimatu seda. Nagu see The Big Bang Theory. Ma ei tea, miks inimesed Big Bang Theory't heitima hakkasid. Ma tean, miks. Ma tükk aega isegi üritasin aru saada, sest et ma läksin nii sisse, et funny, on ju. Aga seal on tegelikult ma olen tagantjärgi nagu üritanud nagu mõista ka, et nad enamus nalju ja asju on selle kulul, et nad on imelikud. Nad on imelikud. Et enamus nalju tiirles selle ümber. Et nagu põhimõtteliselt me ei naera koos nerdidega, vaid me naerame at the nerds nagu. Ja umbes niimoodi, et ta andis täpselt nii palju, et kui sa oled ise ka veits nerd, siis sa nagu tunned ära, et see ja see ja sa nagu samastad nendega, aga nad olid väga tihti nagu punchline, nad olid see, et nende üle naerdi ja nemad on nagu neil läheb midagi halvasti või see, et just kui te peaks toetama seda, et nerds are cool, siis nad tegelikult nende üle tehti rohkem nalja. Kui sa nüüd tagantjärgi üritad neid nalju vaadata, YouTube'i paned selleks, et ma ei tea, Big Bang Theory, not funny või midagi sükest võib-olla. Ja, aga nagu need on kõik ju kontekstist väljas, nagu kogu see lugu ju ise oli alati ju see, et nagu need nerds are always right ju. Nagu mina ei mäleta. Mingi Sheldoni on mingid näljad võib-olla. Ei, nagu mina mäletan küll nagu, ei, mitte selles mõttes, mina mäletan küll, et nagu et nagu võib-olla need, nagu nad ei sobinud mingi selle teiste inimeste nagu selle Penny sõpradega kokku või midagi, aga need olid alati nagu, et aga nemad on see wholesome group ja nagu see on, nagu mul oli alati see meelde ja nagu et see nali oli, et nemad ei saab nagu nii-öelda teiste inimeste asjadest aru ja siis see nali oli sellest, et kumbki ei saa üksteisest aru. Aga ma ei saanud küll kunagi sellest aru, et need nerdsid oleksid nagu halvad. Vaadates ma ei võtnud ka niimoodi, et ma ei tea, seal on mingi mina arvan, et see lihtsalt see sari sai liiga populaarseks ja nagu mingid inimesed lihtsalt olid, et nagu fuck this shit, nagu, et me peame nalja tegema sellepärast, et see on liiga populaarne ilma selleta, et nagu keegi oleks süvenenud. Friendsi kohta oli ju ka see, et nagu Racheli kohta või mingi muud, et milline inimene saaks nagu New Yorgis sellist korterit omada või mingid nagu, et Joey mingi tööd ei tee mitte munniga, aga nagu saab seal kuskil elada või. Jah, juba siis. Et nagu samamoodi tehti nalja nagu, et minu meelest see on nagu, minu meelest see läks lihtsalt selle peale, et nagu see Big Bang Theory oli nii populaarne ja need peaosatäitjad ju teenisid ju mingeid räigeid nagu summasid. Mina ei näe niimoodi seda nagu need. Aga minul on see lõpp vaatamata. Mina lõpetasin mingi hetk vaatamise. Mille? Big Bang Theory. Okei. Ma ei tea, kuidas see lõpeb. Ma mõtlen. Aga mis seal ikka lõpetada on? Jah.
ei no ikka mingi siuke goodbye ja kes kuhu läks ja mis ta Jah. siis nüüd tegi või mis iganes, mingid siuksed asjad vist onju. aga ma ka täpselt ei mäleta. How Much Mother'i üle oli loogiline see, mina on nagu, et that was the whole point onju. ja hästi meelde kohe. Big Bang Theory'l, ma mäletan, et jah, seda ma mäletan küll, et viimased osad vist olid siuksed, et samamoodi, et noh, ma kannatasin, et nagu tapke ära see juba nagu piinlev loom. Sellepärast ma ilmselt ei vaadata rohkem. ja just, siis ma ka kutisin kuskilt maalt. Aga nagu ma ise nagu, kui ta toob välja need faktid, et tehakse nördidele nalja, onju, siis I can see that, onju, aga samal ajal ma saan ikka nautida täpselt nagu sa ütled, et miks ma seda vaadates nagu ei nopinud ülesse. Ma näen endiselt seda niimoodi. Vaata, see on see sama asi, vaata, kui sa teed rassistliku nalja, siis jaa, nagu see on halb, aga nagu kui sa saad kontekstist aru, siis see on nali. Nagu see kontekst on see, mis on oluline, nagu et jaa, ma arvan küll, jaa. Ma saan aru, mis sa mõtlesid praegu, jaa. On küll midagi sellist. Kui sa oled ise idioot ja sa ei saa aru, et see on nali ja sa ei saa aru, kust kohast see nali tuleb, siis loomulikult see mõjub nagu kurjana, aga minu meelest nagu selleks, et teha head nalja mingisuguse tundliku teema üle, tähendab seda, et sa mõistad, et see on halb. Aga nii üle võlli, et obviously see on nali. Jah, ja kui sa ei mõista seda, siis järelikult sina oled rumal, et sa ei mõista seda. Jah, ma arvan, sa panid tegelikult hästi sõnadesse, see on see. Ja mina arvan, et enamus inimesed on lihtsalt nagu, ma arvan, enamus inimesed, võib-olla need on osaka nagu osa see nerd community oli mingi, meie üle tehakse nalja. Jaa, sest et nagu enamus nerdid on nagu tained nagu selles osas, mis puudutab tavalise inimese neid interaction'id, ma ei tea, kas eesti keeles on nagu, et neid kokkupuute kohti või midagi. Enamus nerdid ongi nagu tained selles osas ja see on fine, sellepärast, et nerdid on targad nii paljudes teistes asjades ja see ongi lavabal taineb. Ja see ongi kogu selle sarja mõte, et nagu, et aga see on vastus su küsimusele muidu, et nagu kui inimesed läksid nagu hyperanalüüsima seda, siis jah, sa võid leida sellist asja, aga see ei tähenda, et see on nagu samamoodi on ju Friends, nagu Joey on ju samamoodi siis ju see karakter nagu sellest ilusast meesnäitlejast, et nagu, aga miks me siis tema kohta ei ütle, et see nagu on halb või nagu aga inimesed aga nagu see on üliväike enamus ja ainult mingi suvalise artikli või YouTube'i video pärast vaata. Ma mäletan lihtsalt, et vahepeal oli mingi räige hate Big Bang Theory vastu internetis nagu, et mis sa vaatad Big Bang Theory't või? Ja nagu see oli mingi räige heit oli internetis. Võib-olla see oli siis, kui ta... See oli viimased mingi 2 hooaega või midagi. Jah, siis kui ta oli ära ketrand. Räige heit üle ketrand vaata, ta oli üle ketrand tõuselt, jah. Ja siis oli see, et nagu noh, sama hästi vaatad nagu Big Bang Theory't mingi, kus nii hulluks sai nagu, et ma arvan lihtsalt see, et ta lihtsalt kestis liiga kaua vaata. Huvitav on see, et need näitlejad ei ole midagi enam pärast seda teinud. Ma tean, et see, mis ta nimi oli? Leonard minu meelest mingisuguses filmis näitles midagi. See Penny minu meelest ka midagi. Jaa, ma olen teda ma just kõige rohkem näinud. Aga nad ei ole palju midagi teinud. Ja sul on õigus, sest igast komöödias sarjast vaata, alati tuleb keegi, kes on staar. Aga nendest ei ole midagi tulnud. Jennifer Aniston või mingi Sixton, jah. Aga nendest ei keegi nagu mingi Arrested Development, sealt see põhivend on ju, mingid siuksed Parks and Recreation, see fucking Andy on ju. Jaa, see, mis ta nimi nüüd on? Või, jah, Chris Pratt. Chris Pratt, jah. Ja siis Office'ist see Michael Scott. No, ta oli juba ennem kuulus näitleja. Kes see, mis ta nimi on nüüd see? Fucking hell. No Michael Scott, jah. Aga nagu temast sai ka vaata... Ega ta oli ennem juba. Ei, ta enne seda ta oli mingi nendes Will Ferrelli filmides estes, ta oli kinda tuntud, aga ta ei olnud nii tuntud. Nagu ta on ise rääkinud, et see oli see kannapööre. Ei, muidugi oli, aga siis ta tegi veel kannapöörde ja temast see tõsine näitleja. Täpselt. Aga nagu just, et igas komöödiasarjas tuleb keegi vaata. Aga sellest ma ei tea. Ma ei tea, võib-olla see ka ütleb midagi selle sarja kohta, ma ei tea. Ei, aga mina arvan, et see sari sai nagu interneti ajastul, see on esimene sari, mis sai nii kuulsaks nagu ja nad teenisid nii palju, et ma arvan, et neil oli nagu, nad said nii palju heiti nagu igalt poolt, et ma arvan, nad olid kõik nagu mingi I'm good, ma valin endale teise hobi nagu millega tegeleda. Sest nad teenisid mingi haigeid summasid iga episoodi kohta. Oli küll vist, jah. Ja ma arvan, et nad olid kõik mingi
I'm good, et ma teen midagi muud, kui internet mind niimoodi vihkab, nagu miks ma peaks tegelema selle asjaga edasi nagu need Harry Potteri näitlejad, vaata. No Daniel Radcliffe vaata näitles edasi. Nii räigelt raha, et nagu enamus olid aga Radcliffe näitleb edasi ja Emma Watson minu meelest vahepeal näitles, Rupert üritas midagi teha. Need, kes rohkem kaamera ees said olla, nad ikka olid armusid sellesse, et okei, ma tahan nüüd tõestada ennast ja mingi hakkasid oma asja ajama, aga nagu teised olid mingid, seesama Rupert või siuksed nagu 3., 4., 5. on ju. Nad said ikka niimoodi haigelt kässi, et nagu tere, ma ei pea üldse midagi tegema, pohhu. Ma ei pane täiesti pohhu ja ikka royaltit tuleb, vaata. Jah, mingi Star Warsi tüübid ka vist. Ma ei tea, kuidas seal see seos oli, aga nagu ainult mingi Harrison Ford jäi näitlema nagu kõigi teisel on pohhu. Sa ei mäleta Chewbaccat või? Remember Chewbacca? Ta oli Mission Impossible'is, vaata, mäletad Tom Cruise'i taga, vaata, jooksis ka. ja. Ready, oh my god. Ma vaatasin jah selle pulli pärast kusjuures Ready Player One'i. Ma tahtsin lihtsalt näha seda, et kuidas ta nüüd mõjub, siis need kõik see mix of nagu culture, nagu kultuurilised need mingid tegelased nagu ja siis ma mäletan, mulle räägilt meeldis see, et nad lähevad sinna sellesse Shining või eesti keeles on hästi loll nimi sellele, mingi helendamine või mingi hästi mingi tobe nimi oli. On küll jah, aga ma ei tule ka meelde. Just raamat Värelus, võbelus? Jah, mingi süke ja mingi süke. Ja siis nad lihtsalt lähevad sinna vaata sellesse hotelli nagu ja seal on see et saad seda ja mingi kluud saada ja siis mulle räägid meeldis see film ja siis mulle meeldis ka, et nagu seesama hotell on siis nagu täielikult nagu üles võetud, et me saame nagu uue nurga alt nagu näidata mingid asju, mis seal nagu toimuvad ja et nagu ja see, kuidas see vesi seal ringi liigub, vaata nagu ja see on päris palju tehtud. Aga ma mäletan, et Ready Player One sai ka päris palju heiti ja seda ei hinnatud kõrgelt, kui see välja tuli. Aga kui ma vaatasin seda, siis nagu ma ei saanud ka sellest aru. Nagu mul on siuke tunne, kui iga kord, kui ma vaatan mingeid asju ja siis mingi asi saab räigelt heiti siis ma nagu ma reaalselt ei saa aru, miks. Nagu ma saan aru, et sa võid nagu norida mingite asjade kallal, aga nagu kui mingid asjad on tõesti hästi tehtud, nagu ainult, Harry Potteri 5. osa film. Mida vittu? Mis asi see on? Nagu Order? Ja Order of Phoenix. Nagu, mis asi see on? See on nagu täis pask lihtsalt, nagu kõige pikem raamat on nagu kõige lühem film ja nagu kõige olulisemad asjad, mis sellest raamatust tegid raamatu, on kõik välja lülitatud, nagu kõik välja lõigatud. Ma mäletan, kui ma kinos olin, ma olin lihtsalt nii mad, ma olin nii vihane nagu. Aga nagu ma ei mäleta kunagi, et ma oleks nagu muude asjade peal nagu nii tiltis olnud või nagu, et ja et nagu pärast seda, kui ma vaatan need asjad ära, siis ma olen nagu, aga ma ei saa sellest vihast aru, nagu, et ma saan aru, kui teinekord on mingid, näiteks Witcheri puhul, ma olin nagu selles mõttes, mulle ei meeldinud see nagu, kuidas nad nagu selle kogu vibe'i tegid või kogu see vibe on vale, ühesõnaga siuke nagu koomiksilaadne või nagu kuidagi, nad ei ole nagu live action, ta on nagu pigem nagu siuke nagu pooleldi animatsioon või nagu mingi see nagu sa mõtled nagu nüüd viimane hooaeg või üldse? Üldse, nagu see, nagu algus oli ka vaata kõik olid nagu selle vastu ja siis kuidas see draak on selle esimeses hooajas välja nägi, nagu see oli mingi kas me oleme 80. Heraklase stseena nagu mingi levelil tagasi. Millega me tegeleme siin? Ma üritasin seda toitu alla neelata tükk aega nagu ja kuni lõpuni välja ma olin nagu see, et ma enam ei vaata kunagi seda. Ma ei suuda lihtsalt. Ma ei suutnud seda. See oli nii halb nagu. Aga nagu see lugu oli nagu see, nagu kõik muud asjad. Henry Cavill oli nagu üritas tassida seda, aga nagu see 4. osa, ma vaatasin ühe osa. See 4. hooaeg. Ja ma olin, ma ei vaata enam ühtegi osa sellest. Nagu, nope, nagu fuck that. Ma vist teist hooaega natuke alustasin, siis ma mingi, et tuli meeldi, miks ma ei vaata seda. Nagu ma olin kohe, et ma ei suuda. Aga nagu nagu Game of Thrones nagu eksisteeriks üldse nagu meie universumis või? Et kas teil ei ole mitte kuskilt mitte mingit ja nagu kuidas nii palju raha kulutad? Ja sama mul on Rings of Power'iga nagu Rings... see on samasugune, jah. Rings of Power oli main tiltis nagu Rings of Power'i peale. Fast food of kuradi TV shows, ne? Ja siis vaatad nagu seda, kuidas seda originaalset Lord of the Ringsi filmiti ja tehti ja siis vaatad Rings of Power'it ja siis sa
ja see ei ole ju nii nagu crazy või midagi. Nagu see lihtsalt nagu leiad ilusad nagu landscape'id ja siis nagu lihtsalt nagu ei, see isegi landscape. filmid see film ei näe isegi nii halb välja, ta lihtsalt nagu natuke liiga ma ei tea no,. ma ei taha, ühesõnaga, mu mõte on selles. kui küla on rüüstatud ja siis mingi see naine jookseb sealt välja oma perfektse soengu ja meigiga ja riided ilusad. Ja siis mingi meid rünnatakse siin külas. Siis nagu mingi, ma olen insta see, et nagu mingi okei. Ja kõige hullem on see, et sa näed, et see on fake kostüüm ka veel. Jaa, täpselt. Ja ma ei suuda nagu, see nagu... Sa näed välja nagu saaks Estoniast kuradi kostüümi laenad ja selle kuradi välja hüpanud. Ja see on minu üks neid siukseid asju, mille järgi ma võin hinnata hästi tugevalt filmimisarja, on see, et kui need kostüümid inimestel ei ole usutavad. Ja nagu siuke, et okei, sa panid selle just praegu selga selle stseeni jaoks. See ei ole mitte kunagi seda kandnud, sellega on mitte midagi muud tehtud. Ma ei ole seal filmis enam. Ei. Nagu, või ma ei ole selles nagu sarjas või mis iganes. On siuksed väiksed asjad, mis nagu, mitte et see oleks ainuke, mis loeb, aga nagu heal ja siuksel mediocre sarjal see ongi see vahe. Et ta näeb head vaeva, et oleks kõik iga osa oleks usutav nagu ja ma oleks selles maailmas. Siis näitlemine juba tuleb loomulikult sinna sisse nagu, et aga nagu nende sitcomide asjade puhul nagu ma ei tea, see ei ole ju nii nagu nagu sitcomide puhul, vaata näiteks see kasvõi see Parks või see mitte Parks. Ei, seal kostüümid siuksed asjad ei loe. Nagu see on nagu nii normaalne, vaata, see on tavalised riided on vaata. Ja kõigil on võib-olla samad riided. Isegi aga nagu see ei loe, vaata. Nagu... Big Bang Theory. Kõik, vaata, Howardil alati turtleneck erinev tervi. Sellel on mingi jakk erinev tervi, nagu see, aga see on fine, sest et see on sitcom, see on kaine nagu multika, siis sa kaine ootadki, et nad on samasugused. Täpselt, aga ja nagu seal ongi nagu, et ma ei saa aru, miks inimesed seal nii pahased on nagu nende asjade peast, sest et seal ei ole mingit, nagu ma saan aru, nagu mingi Lord of the Ringsi puhul, sa oled mingi Tolkieni fänn, vaata, et nagu, ma olen pahane selle peale, et nad seda materjali tõelgendasid valesti või midagi. See on nalja show, nagu, mis vahet on nagu, et... Ei, no see on just siuke liiga nitpiki, nagu. Aga... täna nägin, ma ei tea, kas sa tead seda YouTube'i kanalit B1M, B1M. Kõlab nagu mingi K-pop. Ei, nad teevad ehituskanalit, nagu nad räägivad maailma mingitest huvitavamatest ehitusobjektidest, nagu mingitest kõige suurematest sildadest või mingitest kõige raskematest mingitest ehk siis arhitektuuri ehitus nagu kokku, nagu, et nagu mingitest huvitutest, nagu näiteks kui me ehitatakse mingi megasuur tamm, et kuidas seda tamm ehitatakse, nagu, et miks see nagu keeruline on, vaata, või et nagu kuidas läbi Londoni mingi nagu kaevatakse mingit uut metrood või midagi või miks see on, ühesõnaga mingi siuke. See on millegipärast, et alati mingi siuke asi, mis oleks kuidagi olnud alati tundub nagu ta peaks huvitavana minu jaoks. Ja siis kui ma vahepeal nagu vaatan, ma üritan, siis ma nagu täielikult üritan välja mind. Ei, aga kui sind huvita, siis sa ei peagi vaatama. Ei, ma tean. Ei, ma olen alati olnud nagu konflikted niukest asjadega. Mul on veel mingid sarnased asju, kus on siuke, et EOS on nagu huvitav. Ta peaks nagu mulle meeldima. See on okei aktsepteerida. Mul ei ole iga asjaga ei ole. Ei, aga ma räägin, et aga see on nagu okei aktsepteerida, et see ei ole see huvitav. Ei, ma saan aru. Aga nagu neil on päris suur nagu vaatajaskond, neil on ka minu meelest mingi tavalise osi vaatab mingi paar miljonit inimest või midagi siukest, nagu neil on ka mingi mitu miljonit inimest. Ma arvan, võib-olla mul on see, et mul on, kui teine räägib, et talle meeldib, mul on suurem samastus sellega, et ma ka enda mõistan rohkem, et miks meeldib või midagi, et ma oskan nagu rohkem näha seda, versus see, kui ma üldse ei mõista ja siis mul on raske samastada. Aga nad täna postitasid, et et me esimest korda 8 aasta jooksul jääme oma sellest nagu postitamise päevast hiljem, et me kolmapäeva asemel postitame reedel. Ja siis vaatasin kommenteid ja kommentasid kõik, ma ei teadnud, neil on regular schedule nagu teil on actually regular schedule okei, nagu ja siis ma kommenteerisin ka sinna alla, ainult YouTuberid panevad nagu endale mingisugused ebareaalseid mingeid asju üles, nagu neid eesmärke üles, mitte kedagi teist ei koti. Te teete tasuta sisu nagu inimestele. Koperdavad otsa. Või siis nagu need, kes subscribe ivad, neil on nagu, nad juba jälgivad teid. Nad kõik andestavad selle, kui sa mingi 4 päeva hiljem või mingi nädal aega hiljem postitad midagi üles. See on huvitav. Nagu mitte kedagi ei huvita, nagu jumala eest võtta rahulikult, sa teed tasuta sisu nagu
tee nii, nagu sa tahad selle välja postitada, mitte see, et nagu, et sa pingutad ja siis sa tuled stressi sellest, et sa ei pane üles ja ma näen nii paljudel YouTuberitel seda, kes on nagu suuremad YouTuberid, sorry guys, we're missing this upload nagu, we're gonna post it like 2 days later ja ma nagu ma saan aru, aga nagu rahunege maha. ei, tegelikult sul on õigus, jah, kedagi kotti. Ma üritasin mõelda samal ajal selle peale, et kui palju mul on neid, kes on see regulaarse scheduling ja siis mingid üksikud podcast'id, mida ma olen nagu kuulanud, vaadanud, on ju, mida ma näiteks praegu ei kuula, ei vaata, sest et vahepeal on lihtsalt vaja pausi vaata, on ju. Ja siis peale nagu mingi mul ei tule meelde ühtegi, mis oleks niimoodi, et aja esmaspäeval, mingi neljapäeval või midagi, et kõik on lihtsalt siuke suvaline solk, mis nagu, nüüd on need. Ma ei tea, millal midagi tuleb. Aga see on minu segway ütlemaks, et ma ei tea, millal te meie järgmist osa kuulete. ja ma just mõtlesin, et aga samas meil on sama vaata, meil on nagu mingi neljapäev, on ju. Ja samas inimestel võib-olla õrna emmagi või. Reede postitame. Jaa, sorry. Ma mõtlesin liinist. Ja nagu... ei teinud peale. Aga et järgmine osa ilmub. Kui te seda osa kuulate, siis ma ei tea, millal järgmine osa ilmub. Kas 31. detsember või 1. jaanuar või 30. detsember, aga mingi hetk see osa ilmub ja siis te ei kuule meid 1 nädal ja siis järgmine nädal pärast seda me oleme tagasi. Jah, järgmine nädal on jõulunädal ja siis me mingi hetk lindistame. Et ja siis tuleb uus aasta, on ju. Aga et ühesõnaga, et kas sa mõtled, et järgmine nädal on meil see osa? Jah, meie see osa ilmub, mis see reede on? Ongi 25, 26 on reede, on ju. 26 ilmub siis see osa? Et siis selle esimene, teine on, tähendab, ütleme, et ei, ma ei tea. 2. jaanuar, reede. Et selle peale me ei tea, kas me ei tea, me tahame uue aasta teha. Ei, ma ütlen, et meie tänane osa, mida me praegu lindistame, see, mida inimesed praegu kuulevad, mida me räägime, ilmub 26. detsember. Oli reede või? Jah. Nii, järgmine osa, pärast seda osa, reede. Ma ei tea, kas see ilmub 2. jaanuar, 1. jaanuar, 31. detsember, 30. detsember, osa pärast seda jääb vahele ja siis me tuleme juba järgmise jaanuari osaga, millal iganes see detsembri või jaanuari kuupäev on, tuleme juba tagasi. Just see oli see plaan. Et enne aasta lõppu on siis aasta lõpu osa lihtsalt, üks pikem osa. Et selles on, et see jääks uue aasta reedeks või midagi. Ja siis meil jääb see uue aasta lindistamine vahele ja siis me lindistame järgmine osa juba jaanuari 1. nädalal või jaanuari 2. nädalal. Ja siis tagasi selle põhiprogrammi juurde. Täpselt nii. Vaata, sa ütlesid, et sa tahtsid neid nagu teadaandeid või nagu reklaami tasemel. Mul ei ole midagi. Sul on midagi või? Mul tuli meelde lihtsalt mingi asi, mis ma olen ise õppinud hiljuti ja ma olen üritanud nagu rakendada seda enda mõtlemisele või asjadele, vaata. Et ma ei tea, et sa oled kindlasti kuulnud, lihtsalt lause, vaata. Et ära usu kõike, mis sa mõtled. Jah. See on hea asi. Don't believe everything you think, on ju. Mis ta oli nimi? Ja siis, see on hästi, vaata hästi lühike, on ju. Ja siis tegelikult, kui sa nagu süvitsi lähed ja mõistad seda, siis saad aru, mis see kõik tegelikult tähendab, vaata, et kui suur see on, selle tähendus. Ja siis see aitab hästi nagu vaadata siis nagu selle kuradi kuidas öeldakse, kulissi taha et nagu perspektiivi sättida asjadele, et mis mingi painavad või mis iganes ennast nagu mitte jääda kuskile kinni mingisse mõtlemisse mis iganes või mingid, ma ei tea, vaidlused inimestega kas või jääda hästi tugevalt sellesse sisse, et ma ju usun, järelikult see on tõsi, järelikult ma mõtlen nii, järelikult see on tõsi ja siis nagu jääd selle ühe perspektiivi mingi siia lõppu paned lihtsalt nagu siukse pommi nagu mingi, millest on nii palju oleks rääkida, nagu me Karliga täna rääkisime, kusjuures sama teemal nagu.
nii random, et me räägime Karliga või meie asjadest, räägime täpselt nagu sarnastel teemadel nagu okei, no ma ei imesta. nagu meie asja, ma ei üldse imesta. kui sa tuled mingi, ja kuule, ma just mõtlesin selle peale nagu, et tere. ei no vaata ongi mingi sama mingisugune vaata see noh, stiimulid, mingid sarnased stiimulid ümberringi meedias kuni kohas, kus sa elad kõik see, et mõtted koonduvad ikka nagu sarnaselt kuskile mingid sarnased asjade peale või jaga omavahel mingeid miime või Instas näeme mingeid asja või mis paneb meid sarnaselt mõtlema mingit asjadele. Aga no ma sükast asjadega... Ära usu seda, mida sa mõtled, on õige see nagu teistpidi mõtlemine on see, et mida mina alati ütlen nagu inimestele on see, et kuidas õigemini öelda on, et see, kuidas sina seda ütlesid, ei tähenda see, et mina nii seda kuulsin või et nagu see, kuidas sina seda mõtlesid, ei tähenda see, et mina seda nii ka tundsin. Et see on sarnasest asjast, et nagu see, et see, kuidas sa seda välja ütlesid, ei tähenda see, et maailm selle nii ka vastu võttis. Täpselt. Ja see on väga suur asi, mida minu meelest inimesed ei mõista, et see, et ma ütlen nagu enda meelest nagu ühe mingisuguse lause välja, ei tähenda see, et inimene, kes seda kuulis, saab täpselt nii aru. Kuidas siis aru ei saa? Ta võib täiesti risti vastupidi sellest aru saada ja sina mõtled, et sa teed nalja või oled nagu mingisugune noh, mingi või ütled seda nagu pool siukse sarkastilise tooniga, aga teine inimene võtab seda niimoodi hinge, et see jääb talle elu lõpuni meelde ja sellepärast on sõnad meie kõige suuremad relvad. Just. Ja see on nagu, ma ütleks nagu step one, et sa nagu hakkaks see, mis see sõna on? Tähelepanelikum? See sisekaemus. Ma jään vait. Ma intros ka tuleb meelde, et on see et sa oskad ennast suund out näha või kas see nimetakse mingi, selle kohta on kindla sõna? Enese perspektiiv. Jah, kuidagi nagu enese perspektiivi sättida, et sa oskad ennast näha ka teises perspektiivis, nagu, et kuidas sina arvad, et sina väljendud versus see, kuidas sind võib-olla päriselt vastu võetakse või kuidas sind näeks. No kõik see, mis sa just ütlesid, see on nagu step one just sellele, et kuidas hakata nagu ennast nagu nägema, et oota, aga see, mida ma ütlen, tegelikult äkki teine võib hoopis niipidi aru saada või nagu, et kuidas see võiks mõjutada ja siis nagu umbes, et ja tegelikult see on see, mis puudutab seda empaatiat ja kõik seda vaata, et sa oskad nagu ennast panna teise inimese saabastesse, et mis on tema nagu mõjutegurid, miks ta võiks arvata nii või nii või nii, onju, või siis näiteks kui ma ütlesin midagi ja võis haiget teha, et siis tal on ju see, mis paneb teda palju vastu palju rohkem tundma sellisele asjale, onju, et ta saab rohkem haiget, kui ma ütlen nii, mingi üks asja, onju. Et siis basic 101 kuradi empathy nagu empathy 101 onju. Aga minu arust see on ka treenitav, see ei ole nagu umbes siuke, et mul ei ole, siis ma ei oska ja ma ei tea, aga nagu, et ei, see on, sul peab endal huvi olema. Ja huvi kindlasti, jah. Huvi on võib-olla nagu imelik sõna selle kohta, sul peab endal tahtmine olema, aru saada sellest, kui sul tahtmine puudub, siis seda ei tekigi. Seda küll, et ja kui sa pead tahtma aru saada sellest, kui sa ei taha, siis sa ei saagi sellest aru. Ja minu meelest väga paljudel inimestel on see... võitlema, et see juba läbi on ju. Väga paljud inimestel on nagu nii, kui sa hakkad midagi sellest rääkima, sellel tekib nagu plokk tähelik ette ja nagu sealt ei tule mitte midagi läbi, et nagu sa võid rääkida ükskõik mida nagu sinna vahele nagu ja see on täiesti läheb musta auku. 100%. Õnneks ja nagu lihtsas mõttes see, ma olen ise täheldanud ka, et kus on see, toimunud mingisugune kasv, vaata, et et on suutnud hakata nägema suuremat perspektiivi ja kasvada mingis osas, et see on hästi värskendav nagu näha, ausa nurga alt, vaata, et nagu, et sa ei loe seda tõeks ilma, et sellel ei oleks nagu tugevat põhja, ma mõtlen, et seal võib hästi tugevalt jääda see, et ma tahan, et see oleks tõsi, et teine inimene muutub, aga et nagu päriselt. Sellepärast kuule, kasutage meie koodi loe minu põhja 15 asjad.com, et saada 15% alla
psühholoogi e-bookist või midagi, mis iganes. Ühesõnaga me Margiga mõtlesime, et nagu kui tavaliselt inimesed reklaame loevad või midagi, siis me korra terve podcasti jooksul jagame midagi, mida me tahame nagu highlight ida või mingisuguseid asju, mida me võiksime niisama ka teha, aga nagu fuck it. Mingi info, mis ma tahaks jagada raata. Meie podcast on nii laiali valguv, et meil on vaja mingit struktuuri ja see on võib-olla hea struktuur. On küll jah. No vaata, kui ma sellise asja mõtlen, ma meelega... Sa tuled mingisuguse mõttega. Ma meelega jätan selle nagu niimoodi, et on nagu mingi laegas, mida ma avan siis, kui on aeg, ehk siis ma ei tea kunagi, kui sügav see on ja that's the point, et siis seda põnevam seda on nagu lahata, vaata. Et... Aga kui te tahate meile saata mingisuguseid mõtteid või kirju sellel teemal või mida te tahaksite kommentaarium on lahti. Täpselt, kirjutage meile komment YouTube'i, Instagrami postituste alla, mida me nüüd hakkame postitama. Ja nüüd me hakkame postitama, me teeme postitusi Instagramis, sest ma tegin talle selle süsteemi, kuidas kiiresti riilse sellest asjast teha. Ja Instagramis võite, ühesõnaga kirjutage meile, te võite meile meili ka kirjutada, aga mul on tunne, et me kumbki ei loe neid meile. Ma ootan, et äkki ma tegin forwardi, ma praegu ei mäleta enda meilile. Aga meie suurem osa tuleb teile järgmise nädala jooksul millalgi ja siis valmistage ennast ette, sest et siis tuleb hunnik juttu. Kus me räägime võtame aasta kokku, me räägime aasta huvitavatest asjadest. 10 mingid asju, vaata. Täpselt, me teeme kõik need asjad. Kuidagi, kuidas seda ka visuaalsega sõida. Ja kindlasti tasub seda vaadata YouTube'is. Aga kui te ei saa YouTube'is vaadata, siis vaadake, kuulake seda podcastis, nagu me tänast osa. See ei erine meie kõikidest muudest osadest, sellepärast, et kas te tahate meie nägu näha või te ei taha meie nägu näha. Ja pohhoi. Me istume ikka siin toolide peal, nagu ikka. Aga see oli Martin. Ja see oli Jaagup. Me olime hunnik juttu ja kuulake meid järgmine kord edasi. Tuka!